Nii, siin me siis täna oleme. Mina olen Hanna-Liisa. Mina olen Hanna-Stiina. Ja meiega on siin täna Susan Kolde. Susan. Alustame sellest, kes on Susan? Kes on Susan? Väga eksistentsiaalseks läks kohe. Millega ma siis tegelen? Ma olen seksuaalnõustaja ja seksuaalhariduse siis edasiandja, ütleme siis niimoodi. Ma tegelen sellega 4 aastat, varsti juba 5. Ja seksuaalnõustamisega otseselt nagu 1-1 nõustamist on kuskil aasta ringis. Aga enne seda ma siis tegingi seksuaalhariduslikke koolitusi. Tegin neid siis Eesti Seksuaaltervise Liidu alt ja ka Tartu Ülikooli Kliinikumi alt. Teen ka praegu, selles mõttes neid koolitusi sealt alt ka. Aga nüüd on siis ka enda ettevõtte olemas ja tegelen ka nõustamisega. Uurisime su kodulehte, väga põnev. Mis see nüüd? Kas sa tahad natuke jagada seda ka, et miks sa võib-olla läksid sinna valdkonda või mis sind ajendas seda sammu tegema? Seal oli palju erinevaid asju, aga ma arvan, et mis kõige rohkem oli võib-olla see, et ma ise noorena tundsin puudust sellest. Et ma tajusin hästi palju seda, et nende teemade ümber kuidagi või seksuaalsuse teemade ümber üleüldiselt oli hästi palju sellist ebamugavust inimestel. Et ma ütleks, et mul oli sellist ruumi, kust ma sain küsida ilma nagu otsese hinnangu hirmuta. Aga ma tajusin hästi palju seda ebamugavust ja seda, et keegi täpselt ei teadnud, kuidas vastata või kas vastata või millal. Ja koolides oli ka kuidagi see, et hästi selline, et ühtedel klassidel nagu olid mingid loengud ja teistel nagu ei olnud ja siis millal see teadmine nagu tuli, et näiteks tänane teema ka, mis meil on nagu menstruatsiooniga seoses, et kui meil lõpuks siis nagu tuli see loeng, siis selleks ajaks oli juba tegelikult see kõigil tüdrukutel klassis alanud, et see oli nagu liiga hilja ja ma mäletan nagu endale hästi palju nagu selliseid noorena selliseid kogemusi just, et kuna sellest nagu seda infot lihtsalt oli küll, kui sa otsisid, siis sa leidsid, aga niimoodi, et sa oleks olnud kuidagi, et ma oleks juhuslikult selle otsa sattunud, et kui kogu see menstruatsiooniperiood algas ja nii edasi, et siis see oli päris hirmutav. Ja sest mul ei olnud lihtsalt neid teadmisi absoluutselt. Ja ma arvan, et ma nagu tahtsin kedagi, kellega mugavalt nendest teemadest rääkida. Ja ma otsustasin üks hetk, et ma lihtsalt hakkan selleks inimeseks. Jah. Yes. Väga vägev. Aga liigume siis vaikselt meie teemade juurde, et kuna sina oled õppinud seda kõike ja võib-olla oskad meie vaatajatele siis täpsemalt vastuseid anda, et siis võib-olla räägiks kõigepealt sellistest asjadest nagu hormoonid ja mis need on ja võib-olla natukene lükkaks ümber neid kurikuulsaid müüte, mis käivad naiste tujude ja hormoonide kohta. Et võib-olla alustuseks selgitaksid, et miks võib-olla 1 nädalal ma tunnen ennast nagu, ma ei tea, maailma kõige ilusam supermodell ja siis läheb nädal mööda ja ma olen nagu, ma ei tea, Shreki sugulane. Vähemalt nagu ma tunnen niimoodi ennast. No selles mõttes hormoonid on ju kõigil inimestel. Et siis see, mis siis muutub, on siis see, et see tasakaal meie kehas, kui palju midagi on ja kui siis nii-öelda kõrgel see tase samal ajal on. Et menstruatsiooni ajal on need faasid erinevad ja need on erinevatel põhjustel, sest see oleneb sellest, mis see funktsioon on parasjagu, mida keha siis teha proovib. Ja vastavalt sellega ka siis need tujud muutuvad, aga tegelikult tujud ju muutuvad kõigil ja see ei ole seotud ainult hormoonidega. Ehk siis väga palju on võib-olla just seesama stigma ümber lükata, siis inimene on ikkagi tervik ja kui me räägime näiteks üleüldse seksuaalsusest ja nagu enesetunnetusest, siis see on hästi selline seotud süsteem, et seal on bioloogilised faktorid, seal on siis psühholoogilised faktorid ja seal on ka sotsiaalsed faktorid, ehk siis meid mõjutab ju alati ka see, mis meie ümber on samal ajal. Et kui me räägime nüüd konkreetselt nendest faasidest, et mis siis on nagu, et miks ühel hetkel on nii ja teisel hetkel naa,
et siis, mida meie keha teeb? Meie keha on siis loodud ju selleks, et me saaksime lapsi saada. Ja nüüd see protsess, mis siis käib kõigil, kellel siis emakas on see emaka ülesanne on siis teha see keskkond valmis. Ja kui viljastumine toimub, siis on see keskkond kasutuses, aga kui seda ei toimu, siis ta peab selle nii-öelda ära puhastama ja uuesti alustama selle protsessiga. Et siis põhiline, mis hormoonidest muutub, on siis östrogen ja progesteroon ja see, et siis kas nad tõusevad või langevad, see siis olenebki sellest, et mis see keha parasjagu teha üritab. Et näiteks kui meil alguses on menstruatsioon ära, siis meil läheb tuju paremaks, meil tekib rohkem energiat, meil tekib rohkem motivatsiooni, keskendumist, kõik selles mõttes läheb nagu ülespoole. Ja see teeb seda ka nagu aktiivsust. Miks me muutume sotsiaalsemaks? Sellepärast, et me tahame keskkondlikult luua endale neid kontakte, eks ju, seda võimalust nii-öelda viljastumiseks siis, partneri leidmiseks. See on nüüd see periood, kus me otsime seda partnerit, on ju. Nüüd, kui meil on nüüd ovulatsioon toimumas, siis me tahaks juba, et see partner oleks meil juba kodus, eks ju, juba tahaks asjatama hakata ja tahaks ka selle viljastumiseni siis jõuda. Nüüd, tänapäeval me seksime oluliselt rohkematel põhjustel kui ainult järglaste saamiseks. Küll aga seesama ovulatsioon on võib-olla üks viis siis tunda seda spontaanset iha. Ehk siis, kui me räägime ihast ja seksuaalsusest, siis meil on spontaanne iha ja meil on reaktiivne iha. Ehk siis üks asi on see, mis tuleb sellest bioloogilisest osast, see on seotud testosterooniga tegelikult ja sellepärast näiteks ka meestel on seda spontaanset iha rohkem kui naistel on, sest meie testosterooni tase on väiksem. Aga kui on ovulatsioon, siis testosteroon tõuseb. Ehk siis natuke müütidest räägides, siis veits on naljakas ka, et kui seesama teie see loosung, et kas sul päevad või, et millal seda öeldakse, on ju siis, kui me oleme emotsionaalsed ja kõik seda, aga tegelikult on ju testosteroon kõrgem, eks ju, ehk siis tegelikult me oleme nagu rohkem meeste moodi, kui me nagu muidu olime. Aga jaa, eks see on lihtsalt see, et see drastiline vahe on näha ja see märgatav vahe on see, mis tekitab seda üllatust, et kuule, miks eile oli nii, miks täna on naa. Aga tegelikult, kui sellest tsüklist aru saada, siis see on hästi loogiline. Nagu ma ütlesin, kõigepealt otsid seda partnerit, on ju, siis sa tahaks seda viljastumisperioodi, või emakas tahaks, see, kas me tahame või ei taha, see tuleb meil peast, eks ju. Ja kui see osa on siis ära, siis nüüd hakkab keha hoidma põhimõtteliselt seda limaskest, et kui meil on kogu see ovulatsiooniperiood, siis me ju, või sinnamaani me ju kasvatame seda emaka limaskesta, seda seina sinna ümber. Ja kui siis nüüd on meil see periood, kus nüüd me justkui loodame, et me oleme viljastunud, on ju, me ei tea veel võib-olla, aga loodame, siis keha hakkabki rahunema, keha hakkabki hoidma seda seina. Et kui ta varem nagu ehitas seda hästi nagu aktiivselt ehitas, siis nüüd on nagu see, et ta hoiab seda, vaatab, kas see viljastumine nüüd toimus ja kui see ei toimunud, siis ta hakkab nüüd seda lammutama, ehk siis ta hakkab seda väljutama ja siis tekivad jälle hästi, hästi suured emotsioonid. Aga kuna progesteriin ja need on seotud väga palju ka serotoniiniga ja dopamiiniga, mis tähendab seda, et nad toetavad seda ja kui nüüd need langevad, siis langevad ka tegelikult meie õnnehormoonid, mis ongi siis serotoniin ja dopamiin. Ja seetõttu me muutume ka võib-olla melanhoolsemaks, me võime olla kergemini ärrituvad, me võime olla tundlikumad näiteks, kui muidu oled selline, et ma ei tea, vaatadki mõrva podcasti ja mida iganes ja see rahustab sind, on ju, siis kui sa oled selles perioodis, siis võib-olla see tekitab sus hoopis nii meeletut ärevust ja sa ei suuda üldse mingite selliste raskemate teemadega parasjagu nagu tegeleda. Et see on hästi suur nagu osa, küll aga on seal see teema ka, et keda see mõjutab ja kui palju, on nüüd hästi individuaalne. Sest nagu ma ütlesin, see kõik on seotud bioloogiaga, psühholoogiaga ja ka sotsiaalsete siis olukordadega. Et inimene võib olla ka ärritunud sellepärast, et tal on võib-olla mingid sotsiaalsed teemad seal juures, eks ju, et selles keskkonnas, kus ta on. Et isegi kui tal samal ajal juhtuvad olema, siis päevad on ju ei tähenda seda, et tal tegelikult probleemi ei oleks. Et ma arvan, võib-olla see üks suurim müüt ongi nagu see, et need emotsioonid on justkui nagu midagi, mis nagu kontrollivad meid, et need võimendavad. Ehk siis kui need kõik hormoonid, need tasemed liiguvad, siis see muudab seda tõenäosust, kuidas me ennast tunneme.
aga see ei ole nagu kivisse raiutud selles mõttes. Et võib-olla kõige rohkem või noh, kus eriti drastiliselt võib see muutus välja tulla, on just inimestel, kellel ongi näiteks serotoniini või dopamiiniga nagu muudel põhjustel nende tasakaaluga probleeme. Ehk siis, kui need on niikuinii madalamad, eks ju, ja nüüd sul on siis tsüklis see periood, siis see madaldab veel rohkem ja see omakorda siis suurendab seda drastilist vahet nagu emotsioonides. Ja noh, võib-olla see on siis nagu üks asi, mida nagu meeles pidada. Sellepärast näiteks ka praegu räägitakse üsna palju ka neurodivergentsetest inimestest ja ma ise olen ka tegelikult ATH ja see oli ka huvitav teadmine, sest ATH-d on ka nagu, teda on diagnoositud rohkem tegelikult meesterahvastel, sest ta väljendub naisterahvastel natuke teistmoodi, sümptomid on natuke teistsugused ja seetõttu võib-olla ei märgata seda kohe nii lihtsalt, nii ma sain üsna hilise diagnoosi. Küll aga, mis on hästi huvitav nüüd nagu, kus ma tean seda kõike ja oskan jälgida seda, siis näiteks ka ATH sümptomid lähevad mul nagu, tsükkel nii mõjutab seda, et ma nagu tajun kohe ära ja vahest ongi nagu nii, et see on nagu eriti drastiline, siis tegelikult ATH-ga ongi täpselt seesama, et see serotoniini ja dopamiini vastuvõtmine töötab natuke teistmoodi ja need muutused muudavad veel võimsamaks siis nagu need protsessid. Ehk siis sellepärast on see, ise ka tajud ära. Aga minu arust on nii tore, et naised leiavad need muutused kalendrist ülesse. Ehk siis see ongi, sa tead, sa saad sellega arvestada mingil määral, sa saad sellele nagu ette mõelda sellele. Keeruline on siis, kui ongi tsükkel näiteks väga ebaregulaarne, on mingid sellised muutused, mis et ei tea, kuna algab või kuna lõpeb ja võib-olla kestab pikemalt, kui peaks ja ongi niimoodi, et kunagi ette ei oska ennustada, siis sellisel juhul on ka võib-olla raske eristada seda, et millest nagu mingid kindlad muutused olla võivad. Aga rääkides võib-olla sellest melanhoolsemaks muutumisest, et inimesed siis, või naised, kellel on meessoost partner, et me räägime sellisest asjast nagu PMS. Ja ma ei tea, mina olen internetis vähemalt näinud sellist asja, et väidetavalt, miks meie partner muutub meie jaoks süükseks, mitte nagu talumatuks, aga me oleme hästi ärritunud selle siis lutealfaasis ehk siis sügises ja kui me kogeme seda PMS-i, et kas see võib olla seotud sellega, et siis ovulatsioonis ei toimunud viljastumist ja meie keha nagu bioloogiliselt on meie partneri vastu nagu solvunud. Miks sa mind rasedaks ei teinud? See on lihtsalt nagu, mida ma olen internetis näinud, et ma ei usu, et see on üldse tõsi, aga mis sina arvad, miks meie partner muutub süükseks? No esiteks me teame juba, et see ärrituvustase tõuseb, eks ju. Nii et, ja nagu ma ütlesin, see võimendab. Mis tähendab seda, et need asjad häirisid sind tegelikult enne ka. Lihtsalt praegu sul ei ole kannatust. Sul oled kergemini ärrituv, sa oled kergemini reageeriv. Ehk siis, kui varem sa olid nagu las olla vaata. Siis nagu nüüd tol hetkes no ei saa mitte vaiki olla. Ja see tuleb välja. Aga selles mõttes ma natukene teaduspõhistust ma ei oska välja tuua praegu kusagilt, et seda niimoodi otseselt uuritud oleks, aga ma olen ka ise jõudnud selle järelduseni. Et ma arvan, see on puhas arvamus, selles mõttes ärge mõttes. See on arvamus. See on arvamus. Et see võis olla kunagi üks viis tõesti nagu selekteerida välja siis seda partnerit, kes võib-olla ei olegi viljakas. Ehk siis, kui meil on nagu praegu tänasel päeval neid võimalusi igasuguseid, eks ju, kuidas seda lahendada, siis kui me mõtleme aega, kus me ei olnud veel nii arenenud, et kuidas siis nagu see bioloogia siis kaitses ennast olukorra eest, et siis see ongi see, et see partner mind ei viljastanud, mine ära, ma nüüd võtan uue, eks ju. Ja aga see ongi nüüd see, et kuna me oleme, tänapäeval on seda monogaamsust oluliselt rohkem ja me suudame seda ka säilitada palju rohkem, sellepärast et
meil ongi nii palju erinevaid võimalusi nagu lahendada selliseid probleeme, varem lihtsalt ei olnud neid võimalusi, eks ju. Et siis jah, see võib olla selline võimendatud ja võib tõesti olla niimoodi, et ja see võib ka olla põhjus, miks ka näiteks, kui sul on olnud partner ja sa oled lahku läinud näiteks, jälle, see on nüüd isiklik kogemus. on olnud see, et ma olen täheldanud, et kui sa oled nagu koos, siis on nagu see, et ongi need ärritavad asjad tulevad välja, aga kui sa oled siis nagu vallaline lahus, siis on nagu see, et veits nagu hakkad nagu mõtlema nagu mineviku partnerite peale ja veits on nagu see, et äkki ikka või äkki kuidagi ikka või ühesõnaga selline kuidagi mingi tagaigatsus ja kui see periood läheb nagu jälle mööda, siis sa oled nagu ei see oli põhjuse pärast ikka vaata. et nagu tekib selline ja ma arvan, et see võib selle sama põhjuse pärast olla, et keha otsib seda viljastumisvõimalust, eks ju. Et see, ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele, ma jäin nüüd laterdama. Aga võib-olla teen ennast natuke haavatavaks, ütlen, et minul on aeg-ajalt niimoodi, et luteaalfaasis siis, kui kõik need hormoonid siis langevad, siis mul tekib nagu siuke tunne, et kõik see tore ilus kena on lihtsalt üks suur illusioon. Ja tegelikult kõik on halvasti. Et ma tegelikult ju saan aru, et see ei ole päris, aga samas nagu terve mu keha nagu ei. Kõik see ilus evolutsiooni aeg, see kõik on illusioon, ma kujutan seda endale lihtsalt ette. Et kuidas nagu päriselt aru saada, et see ei ole füüsiline probleem mu elus, mis peaks muutuma versus see, et ma olen enda luteaalis praegu, et see on mu keha, et see ei ole päris. Ja võib-olla ka naistele, kes oma mingit tsüklit ei jälgi näiteks. Neid äppe on tänapäeval, kes jälgib kalendrist, aga kõik seda ei harrasta veel, No selles mõttes on, kui sa ei harrasta seda, siis on nagu keerulisem. Küll aga on nagu see, et võib-olla sa ei peagi isegi nii täpselt päeva pealt seda jälgima, aga kui sa tajud ära selle nagu mustri, et see tunne tekib sul näiteks alati kuu lõpus. Siis, ja see tunne nagu täpselt selline tunne, eks ju. Nüüd, kust aru saada, nagu ma ütlesin, vahest on niimoodi, et need asjad tegelikult ka häirivad meid, lihtsalt me laseme sellel nagu rahulikumas hetkes minna, eks ju. Et tuleks mõeldagi selle peale, et kui palju see sama asi häirib sind ka siis kuu muudes osades. Kas see, miks sa nii tunned, kas see probleem on muutuv näiteks või see on üks ja sama probleem. Et kui see on näiteks üks ja sama teema kogu aeg, mis sellesse mõttesse või tundesse nagu viib, siis see võib olla ikkagi, et see on midagi, mis sind ikka tõesti on sinu jaoks lahendamata, siis ütleme niimoodi. Ja kui see on selline, et see on nagu alati muutuv ja sa näed ikkagi nagu mingid musklid ja enam-vähem, see ei pea olema päeva pealt, aga enam-vähem kuskile sinna kanti nagu need sellised hetked jäävad, et siis see võib olla seotud siis selle konkreetselt faasiga, kus sa siis parasjagu oled. Ja alati on ka see, et tugisüsteemi on hästi tore, et kui sul endal ongi see, et sa ei suuda seda jälgida, siis sõpradega räägi, küsi, kuidas nemad näevad, kuidas nemad tunnevad, kas nemad näevad mustrit, kas nemad tajuvad seda. Näiteks, ma nüüd teen ka ennast haavatavaks. Mul on ATA tõttu enne, kui ma üldse diagnoosi sain, siis oli ikka väga raske oli asju meeles hoida, nagu just selliseid asju ja kalendrisse märkimine ka 100 äppi ja kõik, aga selleks, et see seal äppis oleks, sa pead selle sinna äppi kirja panema, eks ju, ja ma võib-olla avasin selle äppi, aga siis tuli midagi vahele ja siis ma ei jõudnudki seda sinna kirja panna ja siis oli tihtipeale niimoodi, et kui mul tekkis see nagu melanhoolne osa ja tekkis täiesti see, et ma ei saanud aru, et okei, kas see on nagu päriselt probleem või see ongi nüüd nagu minuga seotud või nagu mis toimub, ma ei saa aru, mis mu viga on, siuke tunne on, siis mul oli üks kindel sõbranna, kelle ma kirjutasin ja küsisin, sest tol hetkel oli veel nii tore, et meil oli ka tsükkel nagu süngis. Et siis oli nagu see, et kuule, kas meil on või? Ja siis, aga mingi hetk meil läks nagu see paigast ära ja meil ei olnud enam see sama ja siis hakkasid nagu jälle, aga see oli nii tore alati see, et ma tajusin ka selle mustri ära, et alati kui ma endalt küsisin seda küsimust, siis enamasti ikkagi oli. Et enamasti ikkagi oli see, et ma sain aru, et okei, ma lihtsalt praegu ongi nii ärev nagu aeg. Ja võib-olla lihtsalt ka selles ärevas ajas vältida suurte otsuste tegemist.
et kui sa seda tunned, siis pane see mõte kirja ja kui see faas on läbi, tule selle mõtte juurde tagasi, vaata, kuidas see mõte sind nüüd tundma paneb. Ja kui see ikka tekitab sinus nagu negatiivseid tundeid või tunned, et peaks selle otsuse vastu võtma, et siis seda ikkagi teha selles mõttes, et ma räägin, et see ei ole, meie keha ei ole ainukene osa sellest, et see on ikkagi psühholoogiline ja sotsiaalne ka. Ja kui paljud inimesed lähevad lutealfaasis lahku nagu? Ma arvan, et ikka võib minna. Pärast läheb kokku tagasi. Ja tala keelab, ma tegin nalja. See oli lihtsalt. Aga mina isiklikult usun seda fakti, et me naisena, tegelikult meie välimus mingis mõttes ikkagi muutub kogu tsükli jooksul. Et võib-olla sisemiselt mina kogen seda võimsamalt, kui see välja paistab, aga lutealfaasis, menstruatsiooni ajal on ju, ma tunnen, ma rohkem paistes, rohkem puhitun, on ju, aga kas sina kinnitaksid seda fakti, et evolutsiooni see glow, millest me räägime, on nagu päris asi, et siis... Ja ma kinnitan, sa ei kujuta seda endale ette, et tegelikult on tehtud uuringuid ja tegelikult on ka niimoodi, et see ei ole ainult asi, mida sa ise tajud, sest tegelikult võib ju olla see, et lihtsalt ongi need serotoniini rohkem on ju, siis vaatadki peeglist, ongi parem tuju, vaatad ennast parema pilguga, on ju. Aga on uuringuid tehtud, kus ikkagi öeldakse, et teised inimesed tajuvad ka seda. Et nad näevad nagu, et inimene on natuke rohkem atraktiivne. Ehk siis see ei ole ikkagi nagu midagi, mis on ainult sisemine, vaid see ikkagi väljast ka paistab välja. Ja just täpselt see sama, mis ütlesid, see puhitus, paistetus. Et tegelikult on nagu niimoodi, et selle menstruatsiooni ajal võib mingil määral siis, ongi. Püksid eile läksid jalga ja täna ei lähe, aga nädala pärast lähevad jälle jalga. Ja see võib täiesti olla sellest. Et on see puhitus, tekibki selline kerge turse. Ehk siis kui me oleme nüüd seal ovulatsiooni koha peal, siis võivad muutuda näiteks näojooned sümmeetrilisemaks natukene, sest see turse ja paistetus tuleb natukene maha. Ja jah, et need muutused on täitsa olemas. Ja lisaks sellele, kui see ilus tore glow on läbi ja see Shreki tunne, millest te rääkisite, tuleb, eks ju, et siis väga paljudel võib ka tulla, näiteks akne võib minna hullemaks, igasugused nahalised nagu teemad ja just selle glow perioodil läheb jälle nahk paremaks ja sellised probleemid võivad nagu laheneda. Aga jälle, see oleneb ka kõik sellest, et mis su elus muidu toimub, sellepärast, et ei saa öelda, et see on kõigil nii. Et kui sul ongi seal näiteks mingid teised ravimid võivad mõjutada seda, toitumine võib mõjutada seda, eks ju, ongi meie inimsuhted, kui meil on nagu oleme nagu raskes inimsuhtes või sellises kohas, mis meile vaimselt mõjub nagu raskelt, siis see omakorda võimendab mingeid teemasid, eks ju. Et see ei ole ainult selles, aga see võib olla üks faktor. Küll, jah. Ja nagu bioloogiliselt ka on ju ilmselt, miks meile see tsükkel on antud naistena, et sellel glow faasis, et me oleksimegi natuke rohkem siuksed magneetilisemad, tõmbaks ligi seda vastassugu ja saaks järglasi. Ja samas, kui me niipidi mõtleme, siis me võime ju ka mõelda nii, et siis kui meil see Shreki periood on, siis see ongi, et nagu kao ära vaata. Anna mulle ruumi. Jah, eks siis nagu võib-olla ka see ei ole nagu midagi, mida mõelda, et menstruatsiooni ajal see on nagu halb asi. Ei, sa tahadki ruumi sel ajal võib-olla rohkem. Sul ongi seda rohkem vaja, et siis sa saad seda, eks ju. Et ükski tsüklifaas ei ole on ju negatiivne, et lihtsalt tuleb siis kohandada ennast. No selles mõttes ma ei saa ka päris niimoodi öelda, oleneb inimesest, sest mõnel võib selle tsükliga kaastada, näiteks kui me räägime valudest, vässidest, eks ju, et selles mõttes valu on alati ju negatiivne, on ju. Et selle koha pealt päris nii ma ka öelda ei saa, küll aga ma ütlen, et tsükkel ise ei ole absoluutselt negatiivne, see on väga, väga loomulik asi ja see on ju kõigil inimestel, kellel emakas on, eks ju, kellel need protsessid käivad. Et ei ole sellist, et need on head, need on halvad. Ei, see kõik on vajalik tervikuna. Väga hea. Lähme siis edasi. Ja. Menstruatsioon ja seks. Nii. Kas pigem jah või ei? Ja mis on sinu nõuanne paaridele, kes pelgavad menstruatsiooni ajal seksida? Jah. Jah.
andke minna. Menstruatsiooni ajal, sellega on nüüd see, et ma ütlen jah siis, kui jah on mõlemale, eks ju. Et kui me räägime üldiselt seksis, me ikkagi eeldame nõusolekut seal sees, see sõna seks juba eeldab seda, et seal on nõusolek. Vastasel juhul me juba lähme teiste terminite juurde. Et iseenesest selles mõttes aga seal on, mingid riskid seal on, mis on näiteks see, et seksuaalselt elleviivaid haigusi võib saada kergemini menstruatsiooni ajal. Ja see on just seetõttu, et seksuaalselt elleviivad haigused kehavedelikega, eks ju, ja kuna see on ikkagi verega seostunud ja segunenud, et siis kuigi see on teistsugune veri, menstruatsiooniveri ei ole ju see sama veri, mis on, kui see näpu katki teed, eks ju, see tulenebki sellest limaskestast, see limaskest põhimõtteliselt ise ongi see. Aga see teeb ka asjad libedamaks, võivad teha mingil määral. Küll aga seal võib olla see, et kuna seal jälle see verekomponent on ju, et menstruatsiooniveri nagu päris niimoodi ei hüübi nagu jälle see, mis meil ütleme, et näpukatki tuleb. Küll aga siiski ta nagu võib, oleneb pikalt see kestab, eks ju, ja mis täpselt teete, on ju, et see konsistents on ikkagi natuke teissugune kui see veebasi libesti, mida meie keha toodab. Ehk siis see võib olla selles mõttes nagu meeldivam, aga jälle see oleneb inimesest. Nüüd alati saab ju libestidesse juurde kanda. Kui sulle ei meeldi päevadel seksides, siis on täiega okei. Millega peab arvestama, et see määrib. Ja see selles mõttes see on ikkagi verepleki väljasaamine on tükk tööd. Sappi, seepi ja külma vett ja siis kohe jaole saad, siis saab kiiresti välja, aga et selles mõttes ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks osad inimesed pelgavad. Küll aga on tegelikult see väga loomulik, et võib-olla naised ka tahavad seksida tol hetkel, sest tegelikult orgasm ka lõdvestab näiteks krampe. Ehk siis see võib ka olla selles mõttes kasulik sellele naisterahvale, eks ju. Et kui see on mõlema poole nõusolekuga olemas, siis nagu otseselt midagi hullu seal ei ole. Nüüd ongi see, et kui regulaarne su tsükkel ka on, sellega peab ka arvestama. Et kui öeldakse, et menstruatsiooni ajal nagu rasedaks jääda ei saa, siis see nüüd olenebki sellest, mis su tsükkel teeb ja mis sul parasjagu kehas toimub. Ma pigem ütleksin, et ärge riskige. Ja, ma seda tahtsin ka küsida, et osad kasutavad seda meetodit. Et see ei ole ikkagi, et kui me räägime rasestumisvastastest vahenditest, siis see ei ole päris see vahend. See on selles mõttes, ta vähendab tõenäosust küll, aga ikkagi, see on ikkagi see risk on seal olemas ja nagu ma ütlesin, ka suguliste elleviivate haiguste risk on seal olemas, nii et menstruatsiooni ajal eriti, kui partner ei ole partner, võiks ikkagi kondoomi kasutada. Et see tuleks kindlasti kasuks. Aga jaa, muidu ei ole sellel otseselt midagi hullu. Ainuke asi võib ka olla see, et võib-olla partneri jaoks ongi see veri seal ilmutav, oleneb ka ju inimestest, mõni võib-olla on nõrganärviline, igasugune veri võib-olla lihtsalt enam ei ole erutunud, mis sa teed, eks ju. Et selles mõttes see on täiesti loomulik. Et sest inimene pea loob ju meil alati seoseid erinevate asjadega. Et mõne jaoks on see nagu pole mingi probleem, mõne teise jaoks on see täiesti ei ja see on ka okei. Aga huvitav, miks see, ütleme nii, et see veri, mis naise seest tuleb, mis on tegelikult ju ainus veri, mis ei tule otseselt kusagilt nagu haava seest, miks see on nagu ainus veri, mis on nagu nii rõve, et sellest ei räägita? Et kõik mingi teine, ma ei tea, pöial veritseb, mis iganes haav on ju. See mõte ka, et aastaid olid ju pesukaitsme reklaamides oli ka kasutati sinist vett, sinist värvi, et imiteerida menstruaalverd. Tänaseks on see muutunud Libresse ja hästi paljud pesukaitsmete brändid tänaseks kasutavad nagu punast verd ikkagi ka reklaamis avalikult, aga see oli nii tabuuks tehtud, et on sul mingid mõtteid selle? No esiteks, ühest küljest ikkagi ma arvan, et siin veri on veri. Ma arvan ka niisama, veri võib olla selline asi, mis iga inimese jaoks ei ole okei asi vaadata. See võib tekitada nõrganärvilistel nagu väga suuri reaktsioon. Minestab ära, kohe kui verd näeb, eks ju. Mis see siis selles mõttes, siis ei ole ju küsimustki, et kas asi on rõveduses või mitte. Et ei, et see on lihtsalt reaktsioon.
küll aga ma arvan, et see põhjus on sama, miks me ei räägi näiteks naiste suguelunditest nii palju. Et näiteks, kui ma käin koolinoortele tegemas koolitusi, siis meil on seal, ma teen nendega alati ühe sellise tahvliharjutuse, et ma olen neile 3 minutit ja lähen ruumist välja, ütlen, et kirjutaks ja mis te arvate, millest me täna räägime. Minu pärast võite kirjutada, joonistada, mis need teemad on, mis te arvate, kirjutage küsimusi, siis ma tulen tagasi ja siis ma lahkame neid. Alati, kui ma ruumi tulen, siis mul on ilusad kaunid pildid seal tahvli peal ja alati on need meesterahvad, nagu meeste suguelundid. Ja kui siis ma teen näen seal erinevaid sõnu, mis nad on sinna kirjutanud, siis ma teen ka sellist harjutust, et okei, aga nimetame nüüd erinevaid siis sõnu, mida me teame üldse suguelundite kohta ja erinevate suguelundite osade kohta, et kas see sõna, millist osa see sõna näiteks üldse tähendab, et meil on ju tegelikult väga palju kõnekeeles igasuguseid slänge, mis on seotud suguelunditega, aga tihtipeale ei mõelda sellele, et kas see on nüüd väline osa või see on sisemine osa või kus see üldse asub. Ja siis on see, et okei, et nimetame meeste suguelundid. Sekundi pealt terve ruum hõikab mulle igasuguseid sõnu. Ja kui me läheme naiste juurde, vaikus, täielik vaikus. Ja siis ma olen et ühtegi sõna ei tea. Siis poisid ütlevad paar sellist saame pärast piip teha siin nii, et tunnevad ennast. Jah, aga siis, kui küsisid tüdrukute käest, aga kuidas te seda ise nimetate või mis on need sõna, mida te ise kasutate, siis on ikka ei kasutagi. Aga kas on... See seal allpool. Aga kas see on piinlikkus või see on lihtsalt, et ei tea? Ma arvan, see on lihtsalt see, et vaata, kui me räägime üleüldiselt ka, nagu ma ütlesin, et kuidagi selles sotsiaalses kultuuris, kui me suhtleme, siis kuidagi on väga vähe tegelikult üldse naiste suguelunditega sõnu, mis ei oleks ainult roppused, eks ju. Et ma arvan, et see on see. Ja teine asi on lihtsalt ka see, et võib-olla, seal võib-olla see piinlikkuse asi ka kindlasti juures ja ma arvan, et see ongi täpselt see sama, et millegi pärast on see naiste see suguelundite ümber see vestlus kuidagi palju selline varjatum või seda ei tohiks olla, aga tegelikult kui me vaatame ajalooliselt ka, siis naiste seksuaalsust üleüldiselt on väga palju alla surutud. Ja ma arvan, et see suur põhjus on olnud ka see, eks ju, et jälle kui me vaatame ajalooliselt on kui tingimused olid teised, võimalused olid teised, see naise seksuaalsuse allasurumine aitas kaitsta siis inimestel jälgida seda, et kelle lapsed kus on selles mõttes. Et tänapäeval meil on selleks muid vahendeid, kuidas seda välja uurida. See oli ka arvamus. Lihtsalt igaks juhuks. Oota, aga ma tahaks küll nüüd ka skriptis korraks kaugemale minna ja murrame siis seda tabuud. Räägime siis mõnest sõnast. Ehk siis mul tuli kohe pähe see, kui mu ema rääkis mulle, kui ma põhikoolis olin, et meil tuli kuidagi vestluseks, et kuidas siis kutsuda. Ja siis tema ütles, et tema ema kutsus seda pipiks. Pipi? Pipi. Ja. Mina olen alati kasutanud sõna tussu, niisama. Siis spirituaalsetes kogukondades me kasutame sõna jooni, mis tuleb idamaade kultuurist, on ju. Siis on see meditsiiniline sõna, vagina. Aga mis on sõnad veel? Viisakad sõnad siis? Mina näiteks võtsin mõned aastad tagasi kasutusele sõna vulva. Ja kui me vaatame erinevaid mingid õppematerjale, siis on kasutatud sõna häbe. Mulle see sõna ei meeldi. No juba see häbene on ju? Juba täpselt, eks ju, et see kõlab nagu häbi ja sellepärast mulle see ei meeldi. Küll, aga ma ikkagi kasutan võib-olla häbeme mokad. Et selles mõttes see on ikkagi midagi, mida kasutada. Aga üleüldiselt, kui me räägime erinevatest mokkadest, on ju, aga see vagina on ka tegelikult, vagina ise tähendab tupekäiku. Et see on jälle see, et me oleme harjunud mõtlema sellest, et see on kogu asi, on ju, aga millisest osast me räägime. Et seal on ja siis on kõik see, et me räägimegi kas siis häbeme mokkadest, on ju, meil on sisemised välimised, kliitorist, tupekäigust, ongi, mis need ongi tussud, pissud, kõik sellised sõnad on täiesti tegelikult olemas. Seda enamasti tuleb, see tussu tuleb ära enamasti. Aga see tussu on ka kuidagi selline,
noh, ta on kuidagi nagu selline lapselik või selline noh, et eks see ongi jäänud nagu võib-olla nagu sellest, et noh, lapsena öeldi, et pese tussuga ära, vaata, et nagu siuke. Aga noh, tegelikult võid ju lapsele öelda ka, et nagu noh, pese vulva ära, et siis ta teab, mis on, eks ju, pese mokkade vahelt ka. Et see ei ole nagu kuidagi moodi lapsele liiga tegemine, kui sa ütled talle ta kehaosade kohta korrektsid sõnu. Et noh, üks hetk me ju lõpetame sõna kätu ütlemise ka ära, eks ju. Aga ometi tussu jääb alles, on ju. Et seal ongi nagu see, et noh, võib-olla on juba siis lihtsam ka kohe nagu öelda, mis see on. Aga üleüldiselt inimestel on kuidagi raske ja et kui me räägime kätest, jalgadest, keegi, noh, see ei tekita kelleski emotsioone, on ju. Aga kui me räägimegi nagu vulvadest, peenistest, siis kohe on automaatselt nagu tekib mingi selline, on nagu nii palju tundeid nagu. Ühest küljest on nagu huvitav, tahaks nagu rääkida, teist küljest on nagu kas ikka nagu kuidas ja nagu see on, jaa. Selles mõttes ma arvan, et ja vaata, kui vähe tegelikult me saime ka ise siin laua ääres. Et kui me mõtleme näiteks meeste suukenundite peale, siis sõnu ka välja mõeldud on nii palju rohkem. Et nagu ma julgustan inimesi välja mõtlema sõnu naiste suukenundite kohta. Nagu ilusaid sõnu. Ilusaid. Ja, ilusaid. Ja eks neid koledaid ole, eks, aga eks ta nii ole. Minul lihtsalt pean selle ütlema, et minu lemmikasi on ikka see, kui sa oled siuke kõva vend on ja siis kuidas see väljend on, et öeldakse, no tähendab, et kui sa oled siuke nagu nõrguke ja siis öeldakse, et ära ole mingi pussi on ju. Aga see on ju üks nagu, vaata kui tugev see on. See suudab nagu elu tuua siia maailma ja siis samal ajal lähed mehele natuke kõhevni pihta, siis on ai. Mitte, et ma nagu maha teeksin ega nagu paneksin ühte allapoole, aga lihtsalt nagu, et meil on siukene väljend siin maailmas ja see on nagu üle kogu maailma. Kui me võtame, et munandid on ju palju elamad, kui on vulva või noh, on ju? Jah, aga siis kui keegi on nõrk, siis see, mis lapsi sünnitab, see on siis see nagu metafoor, millega me ära seostame. Ja kui sa mõtled selle peale, noh tõesti, see on ju hämmastav naise keha ikkagi, kui mõtleme selle peale, et ka peale sünnitust, kui kiiresti see taastub tegelikult ja noh, kuidas kellegi jaoks, eks ju, jälle, aga selles mõttes, et ikkagi noh, võimas organ on ta, et ei ole ta midagi nõrk ja ma arvan, et selles mõttes, et ise ka vastasite praegu sellega oma küsimusele ka, et miks on nagu niimoodi, et see on kuidagi häbiväärne, sest ei taheta rääkida, sest me oleme andnud kuidagi kultuuriliselt sellisele halvustava nagu sõna sellele. See ongi noh täpselt, et see on nagu umbes, et on, mida on halb olla? Halb on tuss olla. Miks? Noh, et see ongi täpselt see, et tegelikult ei ole. Ma ei tea, mul on tuss, ma olen suht rahul. Et see on nagu selles mõttes noh, eks igal asjal ole oma head ja vead, eks ju, aga nagu, et me oleme kuidagi, kui sa annad neile sõnadele ka sellise jõu taha või sellise seose, noh, siis see jääb kuidagi alateadlikult ka külge, et ei ole üldse. Ja see sama näiteks see häbe samamoodi, eks ju, et noh, kui me kasutame seda sõna, siis tekibki selline tunne, et see on midagi häbiväärset, on ju. Et ei, ja seda rohkem ongi see, et mida rohkem räägime nendest teemadest, mida rohkem kasutame erinevaid sõnu, ka harjutame väljaütlemist. Et vahepeal ongi nagu see, et noh, kuidagi see väljaütlemine on ka kuidagi nii raske, sest noh, kuidagi nii harva räägitakse sellest teemast ja see ongi siuke, tundub nagu, seda nagu ei tohiks. Ja, aga tegelikult miks ei tohi? Kätest jalgadest tohib kõigest muust ka ja tegelikult see ja uuringud näitavad ka seda, et mida vähem on seda haridust ja mida vähem on nagu neid teadmisi, mitte ainult noortel, vaid üldse inimestel, on seda suurem on riskikäitumine. Ja, ehk siis kuigi hästi suur hirm on inimestel selle ees, et mida see seksuaalharidus tähendab, et nüüd tullakse ja õpetatakse lapsi seksima ja issand kui hirmus. Et ei, see huvi tuleb kõigil inimestel ise ja kui see tuleb, ehk siis ka inimene, kellel ei ole seda huvi, kes võib-olla kuuleb seda loengut, siis ta ei võta sealt midagi endaga kaasa. Tal võib-olla tuleb kunagi hiljem, kui tal tekib see huvi, siis tuleb meelde, et okei, ma midagi kuskilt kuulsin, eks ju.
aga need, kellel on selle vastu huvi, saavad oma vastused ja tänu sellele vähendab see riskikäitumist nagu ja mitte ainult, siiamaani ongi jälle, me hästi palju ka arendame seda selles mõttes, et palju rohkem on ka seda psühholoogilist teadmisi ja just täpselt seda terveid ja turvalisi suhteid ja kõike seda teemat nagu juurde ajapikku tulnud. Et kui alguses me rääkisime nagu ainult sellest, et kuidas kaitsta haiguse ja sellest, et sa rasedaks ei jääks, on ju, siis nüüd on nagu see, et aga kuidas üldse nautida. Varem nagu sellest ei räägitudki, et nagu okei, jah, kõik tuleb kaitsta, on ju, kõik tuleb kaitsta, jumalast midagi tee, okei, aga miks seda siis üldse tehakse või nagu anda nagu kuidagi seda mõistmist ja arusaama ka nagu neile, kellel see huvi tekib. Ja sellisel juhul nad satuvad palju vähem olukordadesse, mis võivad neile mõjuda nagu kahjulikult. Mitte ainult füüsilises mõttes, vaid ka just nagu suhete mõttes. Või ka see, et näiteks nad ei ületaks iseenda piire, et kus sa üldse tead, millal sa oled valmis millekski või millal sa ei ole. Sest näiteks see sama menstruatsioon ka, ega see, et mu keha on valmis, on ju, mida menstruatsioon tähendab, et põhimõtteliselt ma olen nüüd võimeline lapsi saama. See, kas ma olen nagu valmis lapsi saama, tuleb mul peast, mitte mu kehast. See, et mu keha on nii ruttu välja areneb ja kusjuures mida aeg edasi, mida rohkem meie ühiskond ka areneb, seda varem hakkab tegelikult menstruatsioon. Kuigi inimesed elavad ju palju kauem kui varem. Ehk siis, see teema, miks see nii on võib-olla jälle see, et see toitumine kõik on ju, et kättesaadavus on nii palju suurem üleüldse nagu tervise ja meditsiini ja kõige osas, eks ju. Et varem võib-olla nagu takistasidki seda kõik muu keskkond ja kui palju võib-olla rohkem toksiine oli ümberringi üleüldiselt, eks ju. Et selles mõttes see on oluline, et sellest räägitakse ja kui sul ei ole huvi, see on ka täiega normaalne. Et see on ka see teema, et paljud tunnevad ka seda, et mul ei ole seda huvi või näiteks mul ei ole, et me räägime siin ka, et päevadel seksimine, mõni mõtleb, Jesus, miks ma pean ma ei tahtnud ennegi ja nüüd ma pean hakkama päevadel ka seksima, on ju. Et ei pea, absoluutselt ei pea. Ja nagu ma ütlesin, see on seotud nagu nii psühholoogiaga, nii kehaga, kui ka nagu sotsiaalsete olukordadega, eks ju. Et see põhjus ka, miks inimesed üldse seksivad, see on nii palju erinevaid. Nagu alates sellest, et mul on ovulatsioon, lõpetas sellega, et igav on, ma ei tea, võib-olla külmkappis ei olnud süüa, mõtlesin, sama hästi võib. Eks? ja seal on tegelikult nagu nii palju selliseid olukordi ja me ei ole nagu harjunud mõtlema selle peale niimoodi. Et kui tihti nagu me oma elu jooksul seksime laste saamise pärast tänapäeval. Mõned korrad võib-olla, kui tahame, eks ju. Et see on üks asi, mida me saame valida, aga neid teisi nagu tundeid, mõtteid nagu ei saa. Ja ma arvan, et see on hea ka teada, mida ma lisaksin selle juurde veel, et kui see evolutsioon on, et siis tõuseb see spontaanne iha. Et iha on tegelikult spontaanset ja reaktiivset. Ehk siis näiteks ka see, et miks mu iha langeb pärast. See langeb ju sellepärast, et testosteroon ka langeb, on ju, siis spontaanne iha langeb. See ei tähenda seda, et nüüd ei tahagi mitte kunagi mitte midagi. See võib tähendada lihtsalt seda, et nüüd sa vajad rohkem tingimusi selleks, et sa tunneksid ennast nii hästi, nagu sa tundsid ennast siis, kui sul ovulatsioon oli. Et kui sa ovulatsiooni ajal niikuinii juba näed, keha juba näitab sulle, et sa oled atraktiivsem, kõik on ju, see tuleb palju lihtsamalt, on ju. Aga nüüd võib-olla hiljem mul tegelikult soov on, ma lihtsalt vajan õigeid tingimusi. Ja see reaktiivne tähendabki seda, et sa saad need tingimused luua ja siis see iha tekib. Et selles mõttes see iha kogus on ka väga erinev ja see on täiega okei, kui mõni ei taha üldse ja see on täiega okei, kui mõni tahab kogu aeg. Et jälle ükski ei ole halvem ega parem. Aga kui me siin juba tulime tagasi ringiga selle seks menstruatsiooni ajal, kui ei taha, täiesti okei, räägime neist meist, kellele meeldib. Siis mis oleks nagu siuke välk nõu inimestele, kes siis tahavad menstruatsiooni ajal seksida. Me rääkisime vereplekkidest, on ju, et need on raske välja saada, et mis on siis need asjad, mis teeksid selle protsessi mugavamaks, võttes siis arvesse, et see on see olukord, kus nii naine kui mees soovivad menstruatsiooni ajal seksida, ei ole seda verehirmu, aga lihtsalt mis see nõu oleks, kuidas see võiks olla nagu võimalikult mugavaks tehtud. No üks asi on võib-olla kondoom, eks ju, et kui me rääkisime ka sellest, et haiguste mõttest, kui see partner on sul väga pikaaegne püsipartner ja tegite testimise, mis iganes, et te teate, et olete nagu turvalises ruumis, siis iseenesest ei pea, aga näiteks kui inimesel ongi see, et
tal on nagu okei, aga ta ei taha võib-olla, et ta ei taha ise nii väga verega kokku saada, noh, et siis see natukene nagu vähendab seda, eks ju, annab mingi barjääri sinna vahele. Mis veel on võib-olla lihtsalt see, et kuidas sa saadki näiteks plekkidega ka ennetada seda, et sa võid näiteks rätiku sinna alla panna, et sul ongi midagi. Nüüd ma nägin, ma ei tea, kusjuures siia tulles hakkasin mõtlema selle peale, et ma nägin, et on tehtud Sexpositis on ikka selline toode, nagu see squirtimis selline tekk, ehk siis põhimõtteliselt kui naisel tekib, siis osadel naistel tekib selline eakulatsioon, eks ju, ja siis see võib ka samamoodi tekitada sellise segaduse, on ju, et siis on olemas selline tekk, mis kaitseb siis põhimõtteliselt suuvoodipealset. Ma kujutan ette, et see võib ka menstruatsiooni ajal kasuks tulla. Aga ma ei ole seda veel uurinud, nii et jälle heads up. ei maksa, kõik ei maksa kohe tööpäev, aga mulle tundub, et see võiks näiteks olla midagi. Ma arvan, et mis võib olla seal see on ka, et peab arvestama, et see võib mõjutada inimese keskendumisvõimet. Et miks näiteks ongi see rätiku alla panemine väga hea, sa saad peast välja. Sa ei pea mõtlema selle peale, et aga see läheb nüüd teki peale või see läheb nüüd teki peale, on ju. Sa paned see rätiku sinna, sa ütled, et sest rätikust mul on suva, nüüd ma saan lasta ennast lõdvaks, ma ei pea mõtlema selle peale, kas ma võin seda määrida või mitte. Sa tead, et sa oled juba ette ära otsustanud, et seda võib. Ja kui siis ei määri, siis läks hästi, selles mõttes. Ja teine asi võib-olla on ka see, et tunnetus võib olla natukene teissugune ka ja partneril, kellega sa koos oled, et siis arvestada ka seda. Ja temal võib-olla, nagu ma ütlesin, võib-olla see on tema jaoks uus kogemus, on ju, ja võib-olla seal tekib mingeid selliseid nagu tundeid või mõtteid, mida varem ei olnud, et võib lihtsalt olla seda keskendumisraskust, et see ei pruugi olla alati seotud sellega, kas nagu teine inimene on meile atraktiivne või mitte, vaid sellega, mis keskkond meie ümber on, eks ju. Ja. Minu mõtted on, et äkki hämar valgus, rätik alla ja dušiuks lahti, et siis kui on tehtud teema, siis lähed teisse koos pessu. Ja, sest hämar valgus ju aitab ka aina seda nii-öelda visuaali võib-olla vähendada, kui see on midagi. Muidugi, jaa, kindlasti. Selles mõttes on väga, väga hea mõte, kui on nagu just see, et siis see punane ei ole mul silme ees, siis ma nagu unustan nagu äragi, et see seal on, eks ju. Et jah. Ja pessu kindlasti pärast. Ja. Koos ka, see on niisugune hell aeg, on ju, et kui isegi on partneriga nii turvaline suhe, et me siis seksime, kui on menstruatsioon, siis ongi see tundlikkus on ju teine ja siis see visuaal on teine, et jah, vist on nagu palju asju nagu meeles pidada selles mõttes. Nii, aga rääkides siis libidost, ehk siis inimesed, kes võib-olla tahavad kogu aeg seksida versus siis võib-olla need, kes tahavad vähem või rohkem, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid. Et kas need tapavad libidot või on see järjekordne müüt, et hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid on palju, on ju naistel, meil on see implantaat, meil on spiraal, meil on pillid, raudselt on neid veel, mida ma praegu nimetada ei oska, et kuidas see siis päriselt mõjutab naise libidot just siis? No, siin on nüüd keeruline. Selles mõttes, et ma ei saa otseselt öelda, et seda nüüd üldse ei toimu, sellepärast, et see kõrvalnähtudes on ju kirjas, eks ju. Küll aga ma ei saa ka öelda, et see täiesti mõjutab. Ma ütleks, et see on nüüd nii ja naa. See võib olla väga erineva efektiga väga erinevatel inimestel, sest näiteks osadel inimestel võib see vastupidi iha juurde tekitada. Ja mitte üldse sellepärast, et see mingi keemiliselt seda tekitaks, vaid vastupidi selle sama asja pärast, mis ma ütlesin. Ma ei pea muretsema selle pärast. Võib-olla mul on meeletu ärevus rasedaks jääda. Ja nüüd ma tean, et mul on see, võib-olla mul on meeletu ärevus, et kas ma mäletan, kas ma võtsin seda pilli või ma ei võtnud seda pilli ja kui nüüd ma tean, et mul on nüüd see spiraal või mul on nüüd see implantaat, siis mul on südarahu, ma tean, et ma ei pea selle pähe rohkem mõtlema ja see võib-olla vähendab seda ärevustaset, mis omakorda suurendab seda iha tõenäosust. Et see võib hoopis niipidi mõjuda. Seal võib olla seda, et jälle, kuna ma räägin, et inimeste bioloogia on ka selle koha pealt, et mis ongi, kuidas ta toitub, kuidas ta, mis muid ravimeid ta näiteks võtab, mingeid selliseid asju ka, et siis ma ei saa ka öelda, et kellelgi seda ei võiks olla, kindlasti võib olla.
küll aga on seal ka see teema, mis on tegelikult kõigi ravimitega üleüldiselt, et mida ma soovitan psühholoogilises mõttes, et loeme seda kõrvaltoimete lehte hiljem, siis kui meil tekib mure. Ehk siis, et me ei alusta sellest, vaid kui meil tekib mingi mure, mida meil varem ei olnud, siis me vaatame, kas see võib olla sellega seotud. Sest aju on selline tore asi, et kui me nüüd selle lehe läbi loeme, siis me hakkame muretsema selle pärast ja me oleme jumala veendunud, et me hakkame otsima seda tegelikult. Me hakkame lausa otsima seda. Ja siis meile tundub, et kõik asjad tähendavad seda, et see nüüd juhtus, eks ju. Ehk siis ma soovitan teha seda, et sellest ei alustaks. See on väga oluline, sest see võib olla päriselt ravimi kõrvalmõju ka. Aga see ongi see, et jälgi seda, et nüüd ma hakkasin seda rohtu võtma, kas midagi muutus. Ja teine asi, mis on ka see, et tihti on niimoodi, et võetakse neid, minnakse mingi rasestumisvastase vahendi peale, tegelikult on näiteks mingid suhteprobleemid, et tegelikult see iha ei ole mitte langenud sellepärast, et sa nüüd hakkasid seda tabletti võtma või seda panid omale selle spiraali, vaid see on sellepärast, et suhtedünaamikas on midagi, mis lihtsalt ei soodusta seda iha tekkimist, eks ju. Või siis ongi iha erinevused on ju, et see võib küll olla teema ja tihtipeale see tuleb ka nagu välja, et minnaksegi näiteks, mina isiklikult ei ole naistarst, ma lihtsalt tahan selle ka välja öelda. Et ma ei ole arst, nii et kõik ravimidega asjad, mingi küsiga arsti käest üle, eks ju. Aga nii palju, kui ma kuulnud olen ja ise ma üsna palju käin arstidega läbi ja olen selles inforuumis, et mis on need, mis välja tulevad, ongi see, et kui sa hakkad siis küsitlema, et kuidas see suhe siis on, siis sealt tuleb välja selliseid teemasid, mis võib-olla kindlasti, ei saa kohe öelda, et see pärsib, aga kindlasti ei toeta võib-olla tekkimist, eks ju. Ja ma arvan, et need on kõikide kõrvalmõjudega, aga näiteks kui seal on lisaks veel üks asi, mis ka on hästi suur hirm inimestel, et kui ma nüüd hakkan rasestumisvastaseid vahendeid võtma, et siis äkki mu kehakaal näiteks tõuseb. Aga me siin rääkisime, et tegelikult nagu mingis faasis tekivadki tursed ja tekibki see rohkem. Ja mis võib olla nende hormonaalsete vahenditega, võib-olla see, et see teeb su tsükli regulaarsemaks. Nii et kui on ka inimesi, kellel on tsükkel väga paigast ära, siis kui nad lähevad mingi hormonaalse vahendi peale, siis võib juhtuda, et nende tsükkel läheb väga palju selgemaks. Ja vaata, kui tsükkel on nüüd selge, siis see ju tuleb jälle välja kergemini. Ehk siis see tuleb esile, et just sel perioodil on seda rohkem. Ja inimene võib-olla enne ei märganud seda, sest ta tsükkel oli sassis ja oligi pidevalt seda, et ta ei saanudki väga aru nagu jälgida midagi. Aga nüüd see on nagu hakanud esile tulema ja siis nüüd ta nagu märkab seda, et ta võib-olla varem ei märganud. Aga jälle on ka olukordi, kus see päriselt on tõsi, et lähebki selle vahendi pealt ära ja kohe nagu olukord muutub. Et see ongi see, et jälle bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne, et alati peab kõik need faktorid läbi käima, et ei ole ainult see, et üks mõjutab, need kõik mõjutavad kokku. Et siis võib-olla, ei pruugi olla, aga ma arvan, et see on see üks, selline koht, kus võib-olla see hirm on nagu suurem. Et minu isiklik arvamus, et see hirm on võib-olla suurem, kui peaks olema. Et pigem ongi see, et me oleme ärevuses sellepärast, sest see on, iseenesest on ju tore teadmine, et inimesed ei taha kaotada seda osa endast, neile meeldib see osa endast, eks ju. Et see on arusaadav hirm. Aga ma arvan, et seal neid faktoreid, et peabki igas selles grupis siis nagu käima läbi, et mis veel. Ja kas need hakkasid samal ajal? See ongi jälle see, et millal ma võtma üldse hakkasin, eks ju. Et see ka muudab. Ja alati vahetada, et vahest on ka see, et ainete nagu nende ravimite kõrvalained, siis mis tegelikult ei ole üldse selle nii-öelda eesmärgiga seotud, vaid sellega, et sellel oleks seda massi, eks ju, sellel ravimil. Vahel see kõrvalaine võib tekitada seda kõrvaltoimet. Ehk siis, kui sa hakkad vahetad brändi või seda, siis võib ka juhtuda, et kõrvalaine on teine ja see võib-olla sobib rohkem. Ja ongi see, et näiteks pillidega ka öeldakse, et kui ühed ei sobi, proovi teisi ka. Sest nende samade hormoon nendega vahepeal ka saadakse
siis ka näiteks aknet ravitakse vahest sellega, ehk siis ka selliseid teemasid on, jah. Päeva lõpuks on asi lihtsalt hästi individuaalne ja tuleb lihtsalt vaadata, mis su kehale sobib. Nii, aga me teeme korra kiiresti väikse reklaamipausi. Nii, lähme edasi siis müütide ja piinlikute küsimuste juurde. Mis on üks kõige veidramaid müüte, mida sa oled kuulnud naiste hormoonide ja seksi kohta? Nagu kõige veidram. Ma ei teagi, need teemad ei ole mu jaoks üldse veidrad, vaata, ma kuidagi mõistan nii väga seda, kui inimestel on mingid küsimused, aga võib-olla näiteks siuke, et vaata, oled näinud seda sarja Outlander kunagi? Mingi šoti mees ja mingi inglise naine. Ja mingeid osi olen näinud, aga seal oli siis Jamie, see mees, ta esimest korda siis seksis ja siis tema sai aru, et tal olid mehed öelnud, et ainuke viis, kuidas seksida on nagu loomad tagant, vaata. Okei. Ahah. Ma arvan võib-olla, mis minu jaoks näiteks, kui me menstruatsioonist räägime, mis on tulnud võib-olla, mida ma kuskilt kuulsin, oli nagu see, et menstruatsioon on nagu naiste karistamiseks, et nad on olnud nii patused, et see, et nad veritsevad, näitab seda, et see on nagu tõestus selle eest, et nad peavad taluma seda, et päevad ongi nagu naiste karistuseks. Et võib-olla see on üks selline, mis võib-olla ka mitte kõige meeldivam asi, mida kuulda. Aga ma ütleks siia lisaks veel ühe sellise, et see ei ole nii veider, küll aga see on midagi, mida ma tahaks ära mainida lihtsalt, et kuna see on müüt. Et umbes, et menstruatsiooni ajal ei tohiks näiteks sporti teha või liikuda. Sellega on see, et sa ei pea, kui sa ei taha, ja kõik need sidemereklaamid, kus nad kõik ratsutama lähevad valgete teksadega, on ju. et see ei ole väga realistlik. Küll aga tegelikult liikumine võib olla kasulik. Ehk siis seda, et seda ei tohi teha, see nüüd ka tõsi ei ole. Et ma ei ütle, et peab tegema tullu intensiivset sporti, aga lihtsalt liikumine võib vähendada ka samamoodi seda valu tegelikult. Krampide valu, see võib aidata ka tegelikult nii-öelda sellel emakaseinal nagu kiiremini lahti tulla. Ehk siis see põhimõtteliselt, kui muidu näiteks määrib hästi pikalt, et kui sa liigutad, siis see tuleb nagu kergemini lahti ja võib-olla saab kergemini läbi see määrimise periood. Et seda nagu keelata või öelda, et nagu üldse ei tohi, et see on nagu küll müüt. Ma ka ei ütle seda, et te kõik peate nüüd ratsutama minema ruttu. Hobuse aasta ikka. Jaa, ikkagi hobuse aasta, jaa. Aga lihtsalt see, et teataks, et tegelikult see liikumine on kasulik iga menstruatsiooni ajal. Et võib-olla mitte väga intensiivselt, aga just ikkagi natukene, et see eriti võibki leevendada ka nagu seda, kui on mingi krampide teema ja nii edasi. Ja. Mis sa arvad, kas tsükli häkkimine ehk siis cycle syncing on päris asi, oluline asi, mida teha, või see on mingi siuke järjekordne trend, mis käsib siis nagu mingil konkreetselt tsükli perioodil ainult liha ja punast peeti süüa, et võib-olla see projekt ja kõik see sari ka osade jaoks tundub, et naised siin jälle tulevad on ja räägivad mingitest sükestest teemadest, et see on mingi popp asi nüüd, et naine ütleb, et tema ei tee tööd või tema ei taha minna tööle, kui on päevad. Mis sa arvad, kas see on, ma tean, mida mina arvan, aga mis sina arvad? Kas see on mingi siuke trend või see on nagu päriselt oluline asi? Ma arvan, et see on hästi selline mingil määral individuaalne jälle, sest kui me räägime näiteks seesama menstruatsioonivaludest, on naisi, kes ei tunne midagi, kellel ei ole mitte mingit probleemi, kes ütlevad, et nad ei tunne neid emotsionaalseid mõjusid, et see nagu ei mõjuta neid, et nad küll
tajuvad seda, et see tuleb ja võib-olla tsükkel isegi on paigas ja need teavad mingeid tunnusmärke, aga see ei sega nende nagu igapäeva olemist. Kui ma olen sellistes menstruatsioonivaludes, et mul pilt silmes virvendab, mul on nagu vaja pidevalt pikali heita või maha istuda, eks ju, siis see ju ilmselgelt segab keskendumist ja see ilmselgelt raskendab võib-olla otsuste vastuvõtmist selles mõttes, et see, ütleme, ma ei ütle, et sa ei saa, ikka saad, aga nagu see on kohutavalt ebameeldiv, see tundub nagu, see on väga-väga raske. Et on ju ka noori, kes näiteks kooli ei lähe, sellepärast, et ta lihtsalt reaalselt ongi kummuli maas, eks ju. Et kui sul mõned isegi võib-olla oksendavad, mõni kukubki kokku, on ju. Et see on, see on väga, selles mõttes väga individuaalne, ei ole kõigil seda. Aga on ikkagi nagu piisavalt paljudele, et öelda, et see on nagu keha tunnetamine, selles mõttes see tsükli häkkimine, ma ei ütle nüüd ka seda, et kõik seda tegema peaksid, ma pigem arvangi seda, et see on see oma keha kuulamine nagu selle järgi, et sellega lisastressi tekitaks. Et võib-olla, mis selle trendi juures mind võib-olla hirmutab, ongi see, et kui inimesed nüüd võtavad, et nii peab olema, ja tegelikult neil ei ole seda vaja ja tegelikult neile võib-olla tekitab see stressi elus hoopis juurde, et nüüd ma ei tohi midagi süüa või nüüd ma pean midagi sööma või ma saan aru sellest, et võib-olla on tarvis süüa mingeid, või tarvis, aga selles tuleb kasuks süüa võib-olla mingeid magneesiumi sisaldavaid siis toite, sellepärast et see aitab ka jälle krampide vastu, et see on võib-olla midagi, mis leevendaks ka neid valusid, on ju. Aga nagu seda, et meil on nüüd täpselt mingi kindel toit, mida tohib millalgi, mida ei tohi, et see võib hoopis tekitada vastupidise efekti, et inimene kontrollib ennast, niimoodi piirab ennast ja siis ta võib-olla muutub isegi ka nagu, et see muutubki tema igapäeva selliseks stressiks, ta peab kogu aeg nagu mõtlema selle peale, eks ju. Et pigem on see nagu see, et ma ütleks, et kuula oma keha, et kui sa tõesti oled, sul tõesti on selline päev, et sa tunned, et nagu ma ei suuda, on ju. Siis võib-olla on niimoodi, et kui sa võtad selle päeva hoopis nagu puhkad taastud, siis sa oled võib-olla järgmine päev kordades produktiivsem kui see, et sa sunnid ennast sellest läbi. Et eks see on nagu iga mingi sellise tervise teemaga ju tegelikult niimoodi. Et kui me nüüd pushime sellest edasi, siis tegelikult nagu võib-olla läheb meil järgmine päev ka kaotsi. Et võib-olla on niimoodi, et ma selle päeva puhkan ja järgmine ma võib-olla olen topeltkiirusel, eks ju. Küll aga on see selles mõttes, ma saan ka tööandja vaatest sellest aru, et nagu siis ongi ju, siis see tekitabki seda lõhet ja tegelikult mingil määral on ju ka nagu kui me vaatame just feministlikust poolest ka seda on ju seda väga raske olnud nagu et me tahakski, et meid siis nii-öelda ei eraldataks selle menstruatsiooni pärast, et see, et meil see on, et me oleme kuidagi nagu vähem. Ja ma arvan, et see on võib-olla see ka, mis see võib nagu üks siuke mõjutav faktor olla, eks ju. Et et okei, kui ma olen näiteks ettevõtja, on ju, hakkam niimoodi mõtlema, on ju, siis võib-olla ongi, et need on nendel päevadel kodus, on ju, ma siis pigem võtan selle meesterahva, on ju. Võib-olla see meesterahvas on palju rohkem kodus, kui see naisterahvas oleks, on ju. See naisterahvas võib-olla olekski ainult oma selle tsükli ajal ja muidu ta on üliproduktiivne ja mida kõike, eks ju. Aga see ongi see, et kunagi ei tea. Et me ei saa seda stigmaga niimoodi eraldada. Küll aga mina arvan, et see on individuaalne. Et ongi, mõni ütleb just, et ta tahabki menstruatsiooni ajal nagu rohkem tegevust, et ta ei taha jääda sellesse ja ta tunneb, et saabki mõtted mujale ja mis iganes, et see on hästi individuaalne, ma arvan. Ma tekkis siuke küsimus, et selle tsükli häkkimisega siis, et kui on, kuna seda sotsiaalmeedias üldse viimastel aastatel räägitakse naiste tervisest palju rohkem ja naised julgevad sellest rohkem rääkida, siis mis siis, kui keegi jääb sellesse kinnisideesse, et kui ma söön õigesti, õigel ajal ja ma liigutan ennast õigesti, õigel ajal ja ma tagan endale siis need sotsiaalsed, psühholoogilised ja kõik need 3 erinevat, mis ütlesid, et mul on kõik on nagu õigesti, et kas see siis
parandab mind ja ma kaotan kõik enda menstruatsiooni valud ja ebamugavused ära, et see nagu sest et on naiste tsüklist rääkivaid inimesi, kes ütlevad, et kui sa neid asju teed, siis su menstruatsioon läheb nii kergeks ja nii lihtsaks su keha jaoks, et siis sul ei olegi enam nagu ühtegi probleemi. Et see tundub ka nagu selline ekstreemne seisukoht tegelikult, mida võtta, et sul on krambid sellepärast, et sa sööd valesid asju ja sa teed valesid asju ja sul on lihtsalt elad valesti põhimõtteliselt. Et ma ei tea, kas sa saad mu küsimusest siin aru, aga või siis mis sa siis sellest mõttest arvad, et et võib ka olla nagu siuke seisukoht. No ma arvan, siin ongi ka nagu see teema, et see võib olla ühe jaoks tõsi ja teise jaoks mitte. Et jälle, et võib-olla üks inimene prooviski seda ja see võttiski tal kõik ära ja see tegigi tal kõik asjad palju kergemaks. Aga võib-olla teisel ta teeb täpselt seda sama asja ja tema kehale see ei toimi ja siis see pettumus või see frustratsioon või see võib hoopis, et see võib jälle nagu minna karuteene teha selles mõttes, et nüüd ma ei saa aru, mul on midagi viga, vaata, tal töötas, mul ei töötanud, on ju. Et see on nüüd minu arvamus. Et mina usun uskumisse ja teaduslikult on tõestatud ju placebo efekt, eks ju, et kui sa midagi usud, et see töötab, siis see toetab selle asja toimimist. Ehk siis, ja kui sa ei usu, siis see natukene takistab selle asja toimimist. See ei tähenda, et see üldse ei toimi, võib ikka toimida, aga lihtsalt raskendab seda põhimõtteliselt. Ehk siis ma arvan ka seda, et kui näiteks ongi niimoodi, et see inimene, kes ta nii usub sellesse asja, ja tal tulid kohe tulid muutused, siis see pani teda veel rohkem uskuma sellesse, eks ju. Et see omakorda nagu toetas seda, et see tal nagu toimis, aga kui on keegi teine, kelle elu on teistsugune ja see tekitab tal teistsuguseid raskuseid, siis see ei pruugi tema peal üldse toimida. Ja ma ütlen täiesti ausalt, ma ei ole nii palju kursis selle tsükli häkkimise asjaga, et ma julgeks nagu öelda, et kas need nõuanded ka seal on nagu nii adekvaatsed või mitte. Võib-olla te saate mind valgustada selle koha pealt, et kas seal on nagu kõik räägivad, et samad nõuanded on või igal ühel on erinev see jälle või? No see oleneb jälle, on ju, mis su reaalsuses on. Minu reaalsuses on hästi palju seda infot internetis, on ju. Aga lõppkokkuvõttes, mida kauem või mida pikemalt sa seda teed, seda rohkem sa pead aru saama, et on vaja sorteerida. Ja alguses ongi rohkem katsetamist, võib-olla toimib, võib-olla ei toimi. Minul on toiminud reaalselt, et ma võib-olla varasemalt olin hästi nagu struktureeritud, et nüüd mul hakkas see ja samamoodi informeerid nagu partnerid, et nüüd mul on see, et sa siis nagu tead. Ja tänase päevani on see nii, aga võib-olla ei ole nagu nii kinni selles, et ma ikkagi kuulan seda, mis mu keha ütleb, et kui on, ma ei tea, menstruatsioon on ju, et siis ma tunnen, et see on väga-väga võimas hetk, kus olla, et ma olengi võib-olla enda sees, aga samal ajal minust tuleb nagu rohkem infot välja ja nii edasi, et aga nende sisu, me võime sulle pärast saata, aga siis sa võid tutvuda kõikide nende kontodega, mis meil feedil jooksevad, aga üks hästi suur konto on Cycle Sync või Sync Sisters või ma mäleta. Ja nad teevad inglise keeles. Ja nad on inglisekeelne konto ja hästi palju siis seal on, ongi, et see on väga kindlalt on need profiilid nagu määratud, et milline naine on mingisuguse tsükli ala või osa periood. Väga kindlalt määratud, millal siis naine, kuidas ta käitub millises etapis oma tsüklis, et ongi see, et luteaalis sööd nagu punase või mitte punast, vaid rauarikast toitu on ju, et valmistud ette selleks verekaotuseks, et siis võiks rohkem nagu veiseliha süüa, siis võiks rohkem spinatit süüa ja peeti, et sa nagu toestad enda keha ja neid toitaineid selleks, et ette valmistada siis selleks verepäevadeks, aga et ka luteaali ajal siis ongi, et kergemini ärritud kindlasti ja et oledki nagu rohkem võib-olla kergem emotsionaalseks muutuma ja siis alati evolutsiooni esindatakse nagu, et et ma olen põhimõtteliselt jooksuaeg on ja ma võin pumbata juuksis hästi raskeid, suuri raskusi ja
ja võin süüa, mida ma tahan ja ma olen nagu lihtsalt selline, et nagu hästi nagu ekstreemseks ja stereotüüpiliseks on tehtud tegelikult naine erinevates nendes tsükli osades. No me natuke ise ka teeme. Me ise teeme ka seda, aga see on rohkem, lihtsalt pean ütlema, et see on nagu läbi huumorit, et kui keegi võtab 100% nagu tõsiselt seda, kuidas me kõike seal nendes episoodides välja mängime, siis ei tasu. Rõhk sõnal huumor, meil on huumor, et meie kasutame ka tegelikult seda metafoori, et talv, sügis, talv, suvi, et nagu kõik need paralleelid. Aga meie jaoks on ilmselt ka see, et me ise oleme mõlemad selle cycle häkkimisega tegelenud, tsükli häkkimisega ja nagu Hanna-Stina kirjeldas nagu oma teekonda sellega, kes mul oli samamoodi, et see oli hästi rigiidne alguses, et mida ma siis millal tohin teha ja ma punast liha kindlasti luteaali väliselt ei söö ja mingid sellised asjad, aga siis nagu aja pikku sa katsetad ja vaata, kuidas su keha reageerib ja nagu kohendad, et täna ma sõin hommikuks pannkooke, sest et ma olen ovulatsioonis ja ma tean, et mul on see fine, aga samal ajal ma olen ka ATH-kas ja ma tean, et mu aju hakkab teistmoodi tööle, kui ma olen hästi palju süsivesikuid, aga need on minu faktid, minu keha kohta, ma tean neid asju, sest ma olen jälginud neid asju, aga siis on näiteks, kui keegi on mingi 15-aastane näiteks otsustab, et menstratsioon on valus või mul on halb või ma ei tunne ennast mugavalt oma menstratsiooniga, siis ta läheb sellele kontole ja siis ta nagu et see on aamen kirikus need stereotüübid, et see on see lahendus sellele, et ma tunneks ennast paremini, et see võib siis lihtsalt, et need ekstreemsed seisukohad võivad vastupidiselt mõjuda, et nad ei või õpetlikud olla, vaid nad võivad just nagu ise oled öelnud, et teistpidi pöörduda. Jaa, sest see ongi hästi oluline, kui me nagu näiteks oletame, et ma olengi seal kontol ja siis tuleb välja, et ma ei tea, ma olen allergiline nendele asjadele, mis siin öeldakse, et ma pean sööma, et mis nüüd saab, tekib nagu hoopis ärevus ja paanika seoses sellega, eks ju. Et tegelikult ikkagi see on, selles mõttes see on hea ju mõelda, võtta see endale selliseks et ma jälgin, et võib-olla mul selles perioodis oleks neid asju rohkem. Aga et see oleks nüüd niimoodi kindlalt, et ma mitte midagi muud ei tohi. Et ma arvan, et see ei ole, ma arvan, et see ei ole mõistlik. Ja jälle katsetada, muidugi katsetada alati võib, äkki töötab, äkki on just nii, et see teeb su elu nii palju lihtsamaks. Aga mitte jääda sellesse kinni, et tõesti, et ainult nii peab või ainult nii käibki ja kui ma nüüd nii ei tee, siis ongi muid võimalusi ei olegi või ma teengi kõike valesti, kõik on oma süü. Ei pruugi üldse olla ja võib-olla hoopis niimoodi, et sul mingid teised ongi täpselt mingid teised sinu eripärad või asjad nagu mõjutavad üksteist. Ehk siis see on ka nagu hästi oluline teadmine, et see on ikkagi oluliselt individuaalsem ja kuigi me tahame nagu alati üleüldse, kui me vaatame ühiskonda, me tahame nii palju nagu kuidagi lahterdada ära seda, et nagu mehed on sellised ja naised on sellised ja me oleme justkui nii erinevad. Et siis tegelikult on need ju, need hormoonid ka meil kõigis on kõiki neid ja lihtsalt erinevas koguses ja me oleme tegelikult oluliselt sarnasemad, kui me nagu arvata tahaks. Jah, tõesti, emaka eripära on see, et kogu see menstruatsioonitsükkel ja see, et tal on omad eripärad, aga näiteks kõik see muu, see psühholoogiline ja sotsiaalne pool on meil ju hästi sarnane tegelikult. Ja meestel on omakorda omad bioloogilised eripärad, on ju. Et me peame kuidagi ikkagi leidma selle kuldse kesktee ka, et ongi, et kui me mõtleme nagu mingite töökultuuri mingite olude peale, et siis ma saan ka sellest hirmust aru, et aga nüüd see tekib siin nagu mingi ebavõrdsus või mismoodi ja niimoodi tulebki see palgalõhe ja kõik see need hirmud, mis seal kommentaarides välja tulid, eks ju. Et kindlasti võiks olla võib-olla mingeid selliseid olusid, et vastavalt sellele, mis see ettevõte näiteks on, et nad ju näevad palju neil, mis töötajaid on ju, et kui neil on tõesti suurem hulk töötajatest on nagu naisterahvad, siis võib-olla see on ka neile endale kasumlikum, kui nad mingeid asju jälgivad niipidi, on ju. Aga kui on ju näiteks vastupidi, siis on neil ju keerulisem seda süsteemi hakata nagu tegema teiste järgi ümber, et eks see on jah selline nagu kahe otsaga
võib-olla see süsteem ei olegi lihtsalt ehitatud naiste jaoks. Ja ma tahaks ka ma arvan, et see ei ole isegi, ma arvan, et see ei ole isegi meeste jaoks ehitatud. See on arvamus. Et aga see oleneb jälle, millisest süsteemist me räägime, eks ju, et noh, et eks me paneme endale kõik ise ka jube palju ootusi juurde ja eks meie olemegi ju süsteem ka tegelikult. Me oleme osa sellest. Nii et jaa, aga ma mõistan mõlemat poolt selles mõttes. Ja eriti nagu võib-olla naiste puhul on nagu hästi selline raske ongi nagu see, et seda näidata või nagu et inimesed saaksid aru, et see ei ole mingi selline pisikene valu või noh, see on ikkagi väga korralik ja ütlen ausalt, see ei pruugi üldse tõele vastata, aga kuskilt ma jäi ka mingi kõrvu, et seda võrreldakse umbes nagu mingi infarktiga, nagu umbes, et see on sama valus, eks ju. Neid simulaatoreid on ka vaata, mis on tehtud, kus mehed saavad testida seda, nagu mis valu ja kuidas ta... Eks ole. Kusjuures mina olen enda partneriga siis arutanud seda või et nagu proovinud kirjeldada seda valu, aga samas ma ei oska seda ikka täielikult edasi anda. Ja siis ükskord me jõudsime vist sellise arusaamani, see on nagu meie arvamus lihtsalt, et see meeste jaoks võib sarnaneda sellega, kui nad siis saavad löögi teatud piirkonda ja siis neil tekib see pärast see vaata mingi siia piirkonda on ju ka siuke ebameeldiv valu ja siis nad ägisevad ja kägisevad, et noh, seda väljendas siis meespool, et see talle tundub, et see on nagu sarnane sellega. Ja see võib kajama ka jääda ja nüüd kujuta, et kui see löögivalu meestel kestaks mingi 5 päeva järjest on ju, et kas siis nad ka suhtuksid sellesse iga kuu ka. Jah. Iga kuu ka. Okei. Teeme sükse kiire mängu, välkküsimused. Oled valmis? Pean olema. Siin on siis palju teemast, mis me oleme juba puudutanud, on ja, aga siis nii. Sekspäevade ajal, jah, ei või olen tujust? Jah, kui on mõlema nõusolek. Parim asi menopausi juures? Pole kogenud, aga eeldan, et ei pea verega enam mässama. Või noh, ma tean, et veri jääb ära selles mõttes, seda osa ma tean, aga ma mõtlen, et ma arvan, et see võiks olla üks parimaid osi selle juures, et sellega ei pea enam mässama. Kas šokolaad on päriselt ravim PMS-i sümptomite vastu? Tahaks natuke pikemalt vastata. Nagu me rääkisime sellest, et noh, põhimõtteliselt nagu ka see turse ja kõik see, eks ju, meiega isu tõuseb. Ehk siis söögiisu kindlasti võib tekkida. See, kas see nüüd just šokolaad on, mida sa tahad, see võib olla väga individuaalne. Ja kui söögiisu tõuseb, siis nagu ma ka enne midagi mainisin, et magneesiumi sisaldavaid asju on alati hea tarbida, et mainisime seda. Okei, üks asi, mida mehed peaksid kindlasti naiste tsükli kohta teadma, aga võib-olla väga ei tea. Kõik see, mis me täna rääkisime. Ma arvan, võib-olla üks asi, mida kindlasti peab teadma, mida ma nüüd korduvalt näitasin, on see, et verd ei saa kinni hoida. Ma olen kuulnud, et osad inimesed arvavad, et seda saab kinni hoida nagu pissihäda. Et see ei ole tõsi. Kui see tuleb välja, siis see tuleb välja ja see naine ei saa seda kontrollida. Seda peaks küll teadma. Hommikune või õhtune seks? Hommikune, sest hommikul on inimese kehas testosterooni tase kõrgem. Eriti meestel, aga naistega. Okei, välkküsimuste voor läbi. Siin on siis mõned küsimused, siis, mis me oleme enda vaatajatelt saanud. Nüüd ka vist ütleme korda mööda. Oleme juba teadvustanud, et ei ole naiste arst, vaid on seksuaalnõustaja. Aga palun jaga valu ja pärmseene teemadel oma mõtteid. No ma siin mingeid natukene mainisin ka, et see on hästi individuaalne, osadel on see, osadel ei ole. Küll aga on, nagu ma ütlesin, ma ei ole arst, see on mu arvamus,
et on erinevaid viise, kuidas seda siis nagu leevendada, üks, mida ma mainisin, on liikumine, kerge liikumine. On tõestatud ka see, et soojus, ehk siis kui sa näiteks panedki oma alakõhule midagi sooja peale, mingi sooja koti või midagi, palun alati vaadata seda, et näiteks kui sa tahad, olen kuulnud seda, et osad panevad soojaveepudeli teevad, et pane sellele pudelile mingi sokk ümber või midagi, et sellest ära ei põleta. Olen kuulnud ka juhtusid, kus on ära kõrvetatud, et sellega peab natuke ettevaatlik olema. Nagu ütlesin, magneesiumi teemad võivad olla siis nagu lõdvestavad ja üleüldiselt jah, niimoodi, et kuna ta on selline kramp, siis lasta keha võimalikult lõdvaks ja kui see valu on tõesti väga tugev, et siis hingamisharjutusi saab teha selleks, et ka nagu lõdvestada keha. Kui see on nüüd ikkagi selline valu, et sa tõesti no ikka nii hull valu, et ei saa selliste vahendite, ibuprofeen ka muidugi käsimüügist on miski, mis aitab ja noospa peaks ka minu teada, see on ka käsimüügi see, mis nagu neid spasme võiks leevendada. Aga kui asi on ikkagi selline, et ükski nendest vahenditest, see muutub ikkagi nii elusegavaks, et ei saa, see valu on liiga hull, et siis kindlasti pöörduda perearsti poole ja arutada seda teemat või siis naistearsti poole. Ma arvan, et alustada on, alati on hea alustada perearstist, temaga kurssi viia, mis toimub. Aga kui perearst ei oska seal kohe midagi võib-olla, lihtsalt, et võib-olla on vaja mingeid uuringuid veel ja nii edasi, et siis naistearsti juurde kindlasti. Et tõesti, kui see muutub nagu elusegavaks, siis see ei ole normaalne, ei pea piinlema niimoodi. No peamised küsimused tulidki valude teemal ja kellel on nii hullud, et kutsuvad kiirabi ja kes minestavad ja kellel on lihtsalt segavad. Aga ma arvan, et sa juba vastasid päris terviklikult sellele teemale. Ma arvan, kiirabiga on ka see, et kui kiirabi kutsud ja nad ütlevadki, et sulle, et võtta suurem kogus valuväigistit, et siis nemad ongi kiire abi. See tähendab seda, et nad tahavad sulle anda kiiresti abi, nemad ei hakka sulle neid uuringuid tegema, et mis see seal olla võib. Kui see on sul tõesti nagu selline, et see peale seda kiirabi peaks nüüd, kui on sul natuke taastunud, sul on paremaks läinud, esimesel võimalusel peaks minema perearstile ja rääkima seda ja kurtma seda lugu. Eriti kui see on veel selline, et see võib-olla näiteks varasemalt ei ole üldse olnud niimoodi ja nüüd järsku, et järelikult seal võib olla mingeid põletike muutusi, baktereid, ma räägin, ma ei ole arst ja ma kõik ei tea, nii et minge arsti juurde. Aga jaa, kindlasti kui kiirabi ära käib ja ongi siuke tunne, et nad ei teinudki midagi, ütlesid võtta valuväigistit, sest nad on kiire abi. Et nüüd on see koht, kus lähme perearsti juurde ja hakkame vaatama edasi, kuhu siis nagu täpselt selle uuringutega siis minna. Et see tegelikult ei ole normaalne, et räägitakse nendest menstruaalvaludest. Selline valu, et sa ikka kiirabi pead kutsuma, ei ole normaalne. Siis keegi kirjutas, et võiks rääkida, ma eeldan siis kas koolisüsteemis või üleüldse, et kogu sellest tsüklist 4 faasi, mis nad endast kujutavad ja nii edasi, et mitte lihtsalt järjest pille kirjutada. Mis see küsimus oli? No, võib-olla lihtsalt see, et nagu rohkem kurssi viia, mis mu kehast nagu toimub erinevatel faasidel, et ei ole lihtsalt see, et sul on kord 6 päevad, on ju. Et see tsükkel on ju terve kuu toimub see. Et kui ma lähen mingisuguse probleemiga arsti juurde, et siis esimene asi on see, et pillid. Ja see siis häiris. Jah, et võib-olla siis nagu nii koolis rääkimine kui ka see, et kui naiste arsti juurde, ma mäletan küll, kui ma esimest korda naiste arsti juurde läksin noorena ja mulle ka küsiti, kas mul on partner, mul oli juba, mis ma noorest east oli püsipartner ja mulle öeldi ka, et sul on pille vaja, aga mitte keegi selgitab mulle, miks neid vaja on. Nagu jah, et rasestumisvasta, et ma ei jääks rasedaks, on ju, aga siin oli nagu nii palju küsimusi ja nii palju tühimikke jäi, on ju. Et mis sinu nagu mõtted selle mõtte kohta siis on? No, see on jälle selline, et saab alati, kui kooli õppesüsteemis ei ole näiteks
ei ole õppekavas seda piisavalt käsitletud, siis saab alati kutsuda väljastpoolt lektoreid rääkima sel teemal. On väga palju erinevaid kohti, kus saab tellida neid. Ei ole ainult mina, aga mina ka. ja kindlasti ja välislektoriga on hästi tore seega, vaata, et võib-olla kui sul muidu on nagu, eriti kui on mingi väike kool või midagi, et võib-olla on sul seal mingi õpetaja, kellel sa ei taha rääkida nendest teemadest või nii, et siis välislektor võtab nagu selle pinge maha ja võib-olla julged rohkem küsida. Aga ma arvan, et selles mõttes mul on väga raske kommenteerida seda tema pillide mure, sellepärast et ma ei tea täpselt, mille pärast talle seda pakuti, ma ei tea täpselt, mis see murega oli, millega ta sinna arsti juurde läks ja nagu ma ütlesin, ma ei ole arst. Et siis selles mõttes on nagu raske kommenteerida, aga nagu ma siin ka terve podcasti jooksul olen maininud, siis ikkagi, et pillidega ikkagi saab ka mingil määral aidata mingite asjadega. Et mis murega ta sinna täpselt läks, seda ma ei oska öelda. Aga ja võib-olla ei ole osatud ka sellest selles mõttes nii tervikuna rääkida, et see on selline, vaadake, arstikabinetis neil on ka seal nii vähe aega. Et neil on seal, võib-olla sul ongi mingi 15 minutit, võib-olla on 30, on ju. Brošüüri on vaja. Ja, et nagu, ta ei jõua seal nagu nii kiiresti võib-olla arutada neid, temal ongi see, et ta saab pakkuda sulle mingi lahenduse välja, on ju. Et võib-olla nagu on hea, kui sul on mingid teadmised ja sa küsid sellelt samalt spetsialistilt, et mis ta neist arvab, näiteks mis sa oled leidnud. Näiteks nagu te rääkisite, et te olete näinud seda asja, et kas ta oskab seda kommenteerida, kui ei oska, või kui tal on vastuväiteid, miks, eks ju. Aga ma arvan et iseenesest see võiks ju olla koolisüsteemis, on ju. Aga kui seda ei ole, et siis alati saab väljastpoolt ka lektorit tellida, aga ma arvan, et seal on ka lihtsalt väga palju sellist, milles ei oldagi veel 100% kindel. Et kas, ja kuna see ei ole kõigil siis nagu ühtemoodi, et siis see võib olla nagu see raskuse koht, jah. Ma arvan, et see on ka siuke asi, mida normaliseeritakse, sest viimastel aastatel on rohkem nagu pärast feminismi lainet on tulnud nagu see menstruaaltsükli teadvustamise laine. Ma nagu näen seda kuidagi nii, et võib-olla see on ka asi, mis looksub paika või alles on normaliseerumises ja ka uuringuid tehakse naiste peal palju rohkem nii ravimitega seoses, ATH-ga seoses. Et võib-olla see on lihtsalt siuke asi, et me oleme just osa sellest liikumisest ja me normaliseerimegi seda ja me räägimegi nendest asjadest, et kui sa oled naistearst ja sa kuuled, siis on ju. Oot. Ja kui sul on mõni sõber, kes tahab neist teemadest rohkem teada, siis tulgu kuulama seda. Nii, siuke küsimus siis, et tsükli ABC, kuidas mõista oma keharütmi või et kust üldse peale hakata, kui infot on nii palju? Ja samas nii vähe. No, ma arvan, et kõige lihtsam on ikkagi proovida kalendrit jälgida ja ma arvan, et praegusel hetkel on kõige lihtsam tõmmata endale mingi menstruatsiooni äpp, millega seda jälgida. Et mõned kuud katsetada ja leiad need rütmid nagu ülesse. Ja ta aitab need äpid aitavad nagu välja ka arvutada seal mingeid neid kindlaid vahemaid, et kui nad näeb juba ise seda mustrit ka, aga see on see, et ei saa kohe esimese kuu põhjal võtta, sul on vaja mustrit näha, mis tähendab, et jälgida võiks vähemalt alates 3-6 kuust, et siis sa tead võib-olla nagu, et kas ta on nagu täitsa regulaarne või mitte, eks ju. Ja seda, et kuula oma keha ka, et näiteks kui menstruatsioon algab, siis sellel võivad olla mingid erinevad tunnused, näiteks rinnad võivad valutama hakata või nibud näiteks, nahk võib hakata muutuma, nagu me siin kirjeldsime ka, võid tajuda seda, et on mingi puhitus, tuleb võib-olla see meeleolu langus näiteks ongi, et kui sa ei pea kalendrit või midagi, aga järsku nagu tunned, et asjad nagu jube ärevaks läheb ära, on ju, mõtled, et siis igaks juhuks kontrolli vaata, kas on kalendris. Et selliseid neid erinevaid, mõnel hakkavad ka valud kohe, et selle järgi saad aru, on ju. Aga kui sul jälle valusid ei ole, siis selles mõttes
good for you, on ju. Aga et noh, mingeid neid erinevaid selliseid väikseid nii-öelda märke annab ju keha juba enne, et mille järgi sa saad ka vaadata, et näiteks eelmine kuu mul oli nii mitu päeva, näiteks rinnad valutasid enne või nii mitu päeva pärast, on ju. Ja ma arvan jah, et selle äpiga on nagu kõige lihtsam. Seda kinni veits aega. Kuna me suurel määral ka salvestame seda just selleks, et noored saaksid seda vaadata ja tõsta nagu menstruaalteadlikkust, siis ja me alustasime ka sellest, et sa omal ajal ka tajusid, et nagu ei olnud seda infot võib-olla kellegagi rääkida, et otsisid kedagi nagu sina, siis kui sina saaksid siis nooremale endale, kellel nüüd hakkas menstruatsioon, midagi öelda või jagada, siis mida sa talle ütleksid või jagaksid? Ütleksin, et Susi, sa ei ole suremas. Sest kui minul menstruatsioon hakkas, siis ma arvasingi, et ma olen suremas. Ja see on nii kummaline, ma mäletan, lapsena see oli veel nii huvitav nagu mõelda, kuidas lapse aju võib töötada või nagu mis see seos tal on. Ma mäletan seda, et see hakkas ja ma mõtlesin, et issand, mul on nüüd mingi tervisemure, ma olin täiesti paanikas. Ja siis ma mäletan seda mõtet, et ma ei julge nagu perele öelda, et siis nad on nagu kurvad, et ma suren ära. Siis läks nagu mingi natuke aega veel mööda ja siis ma ikkagi läksin, siis mul tekkis nagu enda mure läks nagu liiga suureks. Ja siis selgus, et see on täiesti normaalne ja noh, siis tuli sealt nagu vestlusest välja, et minul algas tollal, põhimõtteliselt 12 mingi päev enne sünnipäeva, mis käis, teoorias oli 11, on ju. Tegelikult ikka 12 ajal. Et huvitav on ka see, et aina varem hakkab see, ma vist mainisin ka seda kusagil, et nüüd on juba niimoodi, et alates 9. eluaastast on juba, et see ei ole enam nagu otseselt enneaegne. Et võibki olla niimoodi, et võib hakata 9. eluaastast, jah. Nagu ma olen lugenud sellest, et nagu mida rohkem toitaineid ja turvalisust ja kõike seda tüdruku keha tajub või on ju, et võib varem hakata, aga ma ei kujutaks küll ette, kui mul oleks 9-aastasena hakanud, et ma siis mängisin veel barbidega ja ma ei... Aga ega see ei takista barbidega edasi mängida. Selles mõttes, see ongi see oluline koht, mida ma tahan rõhku panna ka, et see, et su keha on valmis, ei tähenda, et sina oled, eks ju. Et see ongi seotud sellega, et me oleme nii turvalises keskkonnas, kõik on hästi, aga 9-aastane tõesti, see on tema jaoks väga suur muutus, on ju, tal on selles mõttes hea teada, et see, kui me räägime kehast, nagu sa ütlesid ka, et ma olin 9-aastane, ma mängisin veel barbidega, on ju. Okei, aga see, et sa mängisid barbidega ja see, et sul on menstruatsioon tegelikult ei ole ju omavahel seotud, eks? No aga minu peas on ka mingid stereotüübid võib-olla, jah. Et see on võib-olla nagu, et menstruatsioon järsku tähendab, et sa oled nüüd full täiskasvanu. Ei, et kuna see on bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne. Ehk siis tegelikult on nagu see, et see on lihtsalt ta kehas, on kuidas ta keha hakkab arenema ja kuna see protsess võtab ka kauem aega ja esimesed aastad võivad ju see tsükkel võib olla hästi ebaregulaarne ja kuidas ta käib ja mis ta käib, eks ju, et see on selles mõttes peab juba rääkima, et see ei ole lapsepõlve ära varastamine, kui me ütleme neile, et mis meie keha tegema hakkab. Küsimus ongi, et kuidas me sellest räägime, kas me räägime seda nagu hirmutavalt või me räägime sellest nagu normaalsest asjast nagu kehaprotsessist, mis nagu juhtub, eks ju. Et kakasime, pissisime ka, aga mängisime barbidega, vaata, et see on ka kehaprotsess, eks ju. et seda ometi nagu see ikkagi toimub nende kehaga, seda me ei tunne, et see oleks nende lapsepõlve ära võtnud, eks ju, et jaa, aga ma arvan, et seda enam ongi nagu oluline rääkida, et see on mingi asi, mis kõigi naistega toimub. Ja just see, et ka, ma ei tea, kuidagi see häbi teema ka, see on nagu ajalooliselt kuidagi nagu nii nagu kinni jäetud selles, et sa saaksid ikkagi teistelt naistelt alati tuge küsida, et ongi, et kui sul nagu eriti nooremana on tihti seda, et sul ununeb või hakkabki suvalisel hetkel, et julge küsida nagu ükskõik milliselt naisterahvalt, et see ei ole piinlik, et sul on nagu, tal on ka. Seoses sellega, kusjuures ma mäletan, kui mul hakkasid esimest korda, see on nagu nii selgelt meeles see tunne, ma arvasin ka nagu nüüd ma suren ära. Esiteks,
siis ma mõtlesin, aga äkki see võib olla see, nagu ma vist olen selles vanuses ja siis see häbitunne oli nii suur, et ma teavitasin oma ema, kes oli kõrvaltoas, ma ei läinud ta juurde, teadime, et nüüd on niimoodi ja nii, et ma isegi ei saanud aru, nagu, mis minuga toimub. Ma kirjutasin oma emale läbi siis interneti, et emme, mul vist kelder lekib. Saad aru? Ta oli nagu sega, mis see tähendab? Ja siis ma ütlesin, no kelder lekib. Ja siis ta küsis, et kas sa saad hakkama ja kas sa tead. Aga see häbitunne, nagu, et ma ei julge isegi oma emale. Kui me juba räägime endast esimest korda, ma jagaks ka enda oma, sest et meil oli nagu võits nagu võistlus koolis, sellepärast et meil oli klassis keegi, kellel hakkas 9-aastaselt ja tööõpetuse tunnis kuidagi oli see kogu aeg jututeema meil, et õpetaja, ma ei kujuta ette, mida ta seal mõtles, kui me rääkisime nendest asjadest, aga rääkisime ja siis ma mäletan, kuidas mu klassis järjest tüdrukutel hakkasid ja ma olin üks viimaseid, kellel hakkas. Ja ma mäletan, kuidas ma nii ootasin, ma olin vist 13-14, kui mul hakkasid ja siis kõigil peaaegu oli mu klassis hakanud mina ja siis 2 tüdrukut oli veel, kellel ei olnud ja siis ma mõtlesin, et kui ma ikka viimane hapupiimane olen, see on küll nagu halvasti, et ma nagu veits manasin endale seda ja siis kui hakkasid, ma mäletan, ma olin nagu okei, ma olen ka nüüd nagu naine või siuke nagu seos oli peas, siis ma läksin ema juurde, ütlesin nii, nüüd on niimoodi, nüüd on niimoodi, et mul on vaja sidemeid ja räägi mulle, mis asi see tampoon on ja kuidas see käib ja siis ta oli lihtsalt nagu okei, selge on ju, läheb nüüd käima. Ja, et see oli hästi huvitav, natukene erines on, et mul ei olnud mingit surmatunnet, vaid ma nagu ootasin seda, ma guugeldasin ja tol ajal käis Kanal 11 käis mingi seksuaaltervise mingi sari käis, kus räägiti käest nendest asjadest ja ma mingi hullult vaatasin seda juba mingi 11-aastasest saati, nagu okei, hakkab või ei hakka, millal see tuleb. Et see oli minu jaoks nagu selline ootusärevuse kogemus rohkem. Ja ma arvan, et see nii ka oleks, kui meie oleksime teadnud. Et kui meie oleks ka kuulnud kelleltki midagi, siis meil oleks ka võib-olla ootusärevus olnud. Et ma olen isegi nüüd mingid huvitavad trendi nägin vahepeal, kuidas on nüüd need, et kui algab, siis tüdrukud korraldavad peo, et see on nagu period party, et see ongi nagu tähistamine. Nagu. Aga kusagil riikides või mingites religioonides ongi ju niimoodi, et tehakse ikka suur nagu pidu, et nüüd on see naiseks saamine tähistuses. Jah, nagu kunagi oli nendes hõimudes oli meestel oli ka tegelikult see coming of age, et nagu meheks saamine oli tegelikult mingi rituaaliga tähistati ja nagu võib-olla hõimudes see naiste menstruatsiooni tähistus võis olla nagu veits ekstreemsem negatiivses mõttes ka, aga jah, minu arust on see ilus kontseptsioon, et nagu me tähistame seda, et see ju veel vähendab seda häbitunnet ja seda stigmat, et nagu, et jah, sul on bioloogiline protsess, aga no shame in it, nagu, et täiega lahe ja palju õnne ja tea, et sa oled nähtud ja toetatud pigem kui see, et sa niimoodi tuled hästi vaikselt ja siis see mingi soss ja siis... Sest kui meil oli, ka ma mäletan, kui meil lõpuks koolis need teemad kätte tulid, siis nagu üle poole klassist juba ammu käis. Ja mitte nagu, et eile hakkasid, vaid juba aasta otsa vähemalt. Ja et kui me räägime, et 9-aastaselt hakkab, aga 5. klassis on see õppekavas sees, eks ju, et siis see on nagu, see on suur vahe. Et, ja ma arvan, et sealt võibki seda, võib-olla praegu on nagu see ka, et internetiga on nagu võib-olla liigub rohkem seda, aga samas jälle ei pruugi ka. Algoritmid on erinevad. Ja täpselt, et algoritmid on kõigil erinevad, et see ongi täpselt siuke, et mida sa jälgid, seda sa näed, on ju. Aga vähemalt on seda nagu varieeruvat informatsiooni nagu võimalik nagu kergemini leida, et rääkides informatsiooni leidmisest. Küsida? Jah, ma küsin. Ma tahtsin seda ka öelda, et tõmbame siis vaikselt otsad kokku ja vähemalt mina ja ma arvan, et Liisa ka saime palju uusi asju teada ja ma loodan, et vaatajad ka ja kas sinu juurde saab ka tulla päriselt nõustamisele või et kui kellelgi näiteks tekkis huvi, et tahaks individuaalselt mingile küsimusele personaalselt lähenemist, et siis kuidas ja kus sind leida? Jaa, et täna oli meil hästi palju fookuses nagu see menstruatsiooni teema, aga tegelikult ma käsitlen seksuaalsust nagu väga erinevate külgede alt, nurkade alt. Lisaks sellele saab ka tulla mitmekesi nõustamisele, et kui ongi nagu kas siis paariga, kas siis terve selle polüamoorse grupiga, kuidas iganes parasjagu suhe on.
ja te leiate minu kohta info siis www.susankolde.ee ja paneme kuhugi siia ka. jah www.susankolde.ee et ja ma arvan, et kuna ma enamasti toimetan Tartus, siis hea on ikkagi teada ka kõigil teistel, sest ka veebiteel saab broneerida nõustamisaegu. Siuke küsimus ka, kes võiks su juurde tulla? Kes võiks mu juurde tulla? Kõik, kellel on soov nendest teemadest arutleda turvalises ruumis, kõik, kellel on kas mingi mure või lihtsalt tahab oma mõtteid jagada ilma nagu hinnanguteta, kui aga on mure, siis saab ka tulla ja saame koos avastama hakata, kuidas seda lahendada. Ja ma arvan, et see ongi, et tegelikult nagu igas vanuses, et ei ole ka sellist asja, et see on nüüd nagu ainult kindlas vanuses on seksuaalsus, et ikkagi seksuaalsus areneb läbi terve elukaare, nii et see on nagu, ma ütleks kõigile huvilistele lihtsalt, jah, kõigile huvilistele ja kui on nagu mingi selline teema, et ma saan aru, et okei, et mina saan nagu aidata võib-olla neid seksuaalmuresid lahendada, võib-olla näiteks funktsiooniprobleeme rohkem nagu sellise psühholoogilise poole pealt, et kui ma nagu tuvastan, et okei, et mulle tundub, et siin võib olla mingi meditsiiniline, siis jälle mina ei ole arst, mina selles mõttes läbivaatust ei tee, küll aga saan ma olla siis toetaja seal protsessi vahepeal. Näiteks ongi, et kui ongi selline aeg, et mingi mure on sellega, et on selline vahepunkt, kuhu sa saad tulla ja siis oma mõtteid ja tundeid jagada, nii kaua, kuni siis selgub, mis see siis on ja siis saame nagu arutada seda teemat sellises mugavas turvalises ruumis. Väga ilus. Ülioluline, et siuksed inimesed olemas on. Ja, aitäh sulle, Susan. Aitäh sulle. Aitäh sulle, väikse. Te teie ka võiks